Täna räägime 2 tunni jooksul andmetest mitme külje pealt. Nutiaru ehk tehisintellekt on olnud viimaste, 10 aasta jooksul väga suurte sammudega kasvav valdkond. Ja sellega ülemaailmselt on seotud meile kõigile teada-tuntud hiiud nagu Google, Facebook, sellised inimesed nagu Elon Musk. Ja sinna on kulutatud viimase 10 aasta jooksul kümneid või pigem isegi $100 miljardit. Andmemaht on kasvanud tohutult, on arhitektuur muutunud suurte hüpetega, lisaks on kiipide arendamine selle baasil toimunud samamoodi suurte hüpetega. Aga täna räägime sellest, et mis sellest kõigest on ettevõtjale kasu. Me oleme paljudki ChatGPT-ga suhelnud ja selle uue versiooniga, mis on number 4 all, aga täna 4 põnevat esinejat annavad ülevaate, mis on andmete väärtus, võimalused, eeldused ja ohud, kasutamise tänased ja tuleviku suundumused, praktilised sammud ja rakendused ning kus saab abi alustamiseks. Meie esimene esineja on väga mitmekülgne. Ta on Riigi Infosüsteemide Ameti projektijuht, tegeleb tehisintellektiga avalikus sektoris, kratitoe portfelli, krattide kasutuslugude, kratijuppide ning keeletehnoloogiaga. Tema nimi on Kristel Kriisa. Pärast gümnaasiumi lõpetamist sai Kristelist aga hoopis inglise keele õpetaja, alles siis tuli magistrikraad kirjaliku tõlke erialal ja hiljem haridustehnoloogias. Kristel on välja andnud 2 raamatut ja kasvatab 3 last. Miks ma sellest räägin, aga pärast Kristeli esinemist. Kristel, ole hea. Hommikust ja mina siis räägin täna andmetest, väärtustest, võimalustest, eeldustest, ohtudest ja tuleviku suundumustest. Minu taust pigem siis on avalik sektor, toongi näiteid pigem avalikust sektorist ja kõigepealt paar sõna minu kogemusest. Nagu juba sai mainitud, siis tegelen Riigi Infosüsteemi Ametis masinõppe ja keeletehnoloogia osakonnas krattidega. Avalikus sektoris siis tehisintellekti nimetatakse tihti krattideks. Miks krattideks? Sellepärast, et see on päris hea metafoor. Kui mõelda, siis kindlasti kuulajad mäletavad lugusid krattidest, mille siis sai ehitada lihtsalt ja kergesti prügist, igasugustest suvalistest juppidest, mis kuskil leidus, anda siis 3 tilka verd ja see kratt toimetas ja tegi kõikvõimalikke tüütuid tegevusi krati omaniku eest ära. Krattidega on ka see lugu, et kui neil hakkab igav, siis nad võivad ka igasuguseid rumalusi teha ja päris kahju ja samamoodi see metafoor siis kehtib ka tehisintellekti puhul. Ja just sellepärast me siis kasutame ka seda krati metafoori tehisintellekti jaoks avalikus sektoris. Minu töö seisneb selles, et ma toetan avaliku sektori asutusi tehisintellekti rakendamisel. Ilmselgelt ma ise ei ole ainult või ei ole siis tehisintellekti päris ekspert, kes ehitabki neid süsteeme, aga ma aitan kokku viia õiged inimesed. Tehisintellekti puhul on selline lugu, et tegemist on niivõrd keerulise süsteemiga, et seal päris üks inimene oma vaatenurgast seda üksinda ehitada ei saa, tuleb kaasata äripool, sisupool, andmeeksperdid, IT-eksperdid ja tegelikult ka juristid näiteks, kuna siis tegemist on tõsiselt keeruliste süsteemidega. Ja me pakumegi avalikus sektoris erinevat tuge. Me räägime lihtsalt andmetest ja me räägime lihtsalt tehisintellektist, et mida sellega teha saab ja mida on juba tehtud. Samas ka me siis aitame läbi viia ajurünnakuid väga tihti avaliku sektori näiteks juhtidega, et nad saaksid aru, millisel viisil nad võiksid oma asutuses raha või aega või inimesi kokku hoida. Teeme süvatöötubasid, kus me mõtleme väga põhjalikult ja väga tehniliselt läbi keerulisemad ja tehnilisemad küljed. Mõtleme sellele, milline mõju sellel kratil on ja kas ta võiks kellelegi kuskil kahju teha. Räägime andmetest. Väga tihti tehisintellekti puhul on ka see, et puuduvad regulatsioonid, et innovatsiooni saab küll teha,
aga tihti ei ole seadusi, mis siis reguleeriksid veel neid kratte ja selleks siis viime läbi andmepaneele, et läbi mõelda andmete kasutamise loogika ja kas just neid andmeid on vaja kasutada, kas need andmed võib-olla on liiga tundlikud, mis sellel puhul teha ja nii edasi. Ja andmete liivakast siis on selline pikemaajalisem protsess, jällegi kui on keerukamad tehisintellekti projektid, siis on vaja kõigepealt katsetada ja mängida ja siis alles näha, kuidas asi töötab. Eesti puhul, kui me mõtleme, siis meil eeldused tehisintellekti kasutamiseks on väga head. Avalikus sektoris on 99% teenustest digitaalsed, mis tähendab seda, et meil on väga palju masinloetavaid andmeid, mis tähendab seda, et meil on väga lihtne neid andmeid kasutada. Masinad suudavad neid lugeda ja sealt edasi juba on lihtsam, et mõnes teises riigis, kus kõik on paberil põhine või isegi faksipõhine, seal on veidi keerulisem, et paberilt need andmed siis masinasse saada kõigepealt ja sealt edasi toimetada. Sellepärast ka väga palju tuntakse Eesti vastu huvi ja väga palju ma saan rääkida kõikvõimalikele erinevatele delegatsioonidele sellest, mida me Eestis teeme ja neid siis inspireerida. Samamoodi räägime väga tihti erinevatele asutustele Eestis, viime kokku erinevaid osapooli, samamoodi nagu ma juba ütlesin, siis tehisintellekti eksperte, avaliku sektori juhte, andmeinimesi, IT-inimesi. Ja nii on mul olnud võimalus kõrvalt näha päris hästi, kuidas üks tehisintellekti projekt tekib, millised probleemid sellega kaasnevad ja kuidas see kogu protsess üldsegi käib. Ja täna ma siis räägin väga üldiselt pigem andmetest, milline väärtus andmetes peitub, milliseid võimalusi tegelikult andmed meile pakuvad, mis on eeldused selleks, et neid andmeid kasutada, millised ohud seal peituvad ja kuhu me üldsegi nende andmetega liigume. Kuna tegemist on kaheosalise sarjaga, siis täna pigem selline üldine sissejuhatus ja järgmisel korral annan praktilisemaid tööriistu juba erinevate aspektidega tegelemiseks, et millest võiks juba siis asutustele kasu olla. Kui me nüüd vaatame sissejuhatuseks sedasama pealkirja, mis ilmus aastal 2017 juba, mis on juba 6 aastat tagasi, siis seal väideti, et nafta ei ole enam see kõige väärtuslikum vara, vaid hoopiski andmed on kõige väärtuslikum vara. Nüüd on läinud aega edasi juba 6 aastat ja tegelikult öeldakse, et andmed on veel parem kui nafta ja sellepärast on nad veel parem kui nafta, kuna andmed ei saa otsa. Neid tekib kogu aeg juurde. Naftaga on see häda, et ta ühel hetkel saab otsa ja teda juurde ei teki, eriti kiiresti. Aga andmete puhul iga päev, iga sekund, iga tund tekib järjest rohkem andmeid juurde, nii et andmete väärtus pidevalt kasvab, hulk pidevalt kasvab, see, mida andmetega osatakse teha, pidevalt kasvab, see, mida ja kui palju andmetega teha saab, samamoodi need võimalused järjest kasvavad. Korraks defineerime andmed ka, siis üldiselt, kui räägitakse andmetest, siis on olemas kvantitatiivsed andmed ja kvalitatiivsed andmed. Kvantitatiivsed siis vastavad küsimustele, mis, mitu, ehk siis numbrilised on need tavaliselt, näidatakse diagrammide ja graafikutena, kvalitatiivsed andmed on sellised, mida numbritega väljendada ei saa, enamasti need vastavad küsimusele, miks. Ja näiteks, kui me siis võtame ühe teksti, kus on kasutatud sõna halb ja kui me ütleme, et seda on seal 16 korda, siis tegemist on kvantitatiivse andmehulgaga, kui me üritame vastata küsimusele, miks on mingi asi halb, siis pigem on tegemist hinnanguga ja kvalitatiivse andmeanalüüsiga siis. Nüüd, miks on andmed olulised? On hinnatud siis, et Euroopa Liidu andmeturu väärtus aastaks 2025 on vähemalt 829 miljardit eurot, mis on uskumatu summa. On hinnatud, et Eesti on Euroopa Liidus kõige suurema andmeturumahuga riik, ilmselt jällegi sellel põhjusel, et meie teenused avalikus sektoris näiteks on digitaalsed, me oleme väga eeskujulik digiriik, järelikult meil on väga palju andmeid, järelikult meil on väga palju võimalusi, mida nende andmetega peale hakata.
Ennustatakse samamoodi, et aastaks 2027 saab kulusid kokku hoida andmete abil 1,3 triljonit ja tervishoius näiteks, kui kasutada andmeid rohkem, siis annaks samamoodi kokku hoida väga-väga meeletutes summades raha. Ehk siis andmetes peitub meeletu väärtus. Väga tihti siis viimasel ajal räägitakse andmepõhisest juhtimisest ja otsustamisest. Ehk siis, kui me mõtleme tagasi sellele ajale, kui meil väga andmeid ei olnud, siis väga tihti tehti otsuseid nii-öelda kõhutunde pealt. Seda tehakse väga tihti ka praegu, aga on analüüsitud ja on jõutud järeldusele, et tegelikult andmepõhised organisatsioonid on 19-kordselt suurema tõenäosusega siis kasumlikud. Ja väga tihti need asutused, kus tehakse otsuseid kõhutunde pealt, näiteks otsustatakse, et me toome turule sellise uue toote, aga tegelikult ei ole turuanalüüsi tehtud, andmeid selle kohta ei ole, siis väga tihti sellised kõhutunde pealt tehtud otsused ei ole õiged ja need firmad ei ole väga edukad. Ehk siis andmepõhisus tähendab seda, et me kasutame fakte või andmeid siis otsustustoena, et selleks, et teha otsuseid, me kasutame selleks fakte, mitte siis oma emotsioone või kõhutunnet. Mille poolest andmepõhine otsustamine on hea? Andmete põhjal on lihtsam teha julgeid otsuseid, et kui me muidu mõtleme näiteks, et ma ei tea, kas ma võtan tööle veel endale inimesi või mitte, siis numbritele otsa vaadates on palju lihtsam seda otsust teha, kas mul on neid uusi inimesi juurde vaja, kas mul on neid võimalik võtta või mitte. Samamoodi saab riskide juhtimist siis andmete põhjal palju paremini teha. Samamoodi jällegi vältida seda nii-öelda kõhutunde pealt otsuste tegemist. Kui hakata rohkem sisse minema oma andmete maailma ja tuvastada, millised andmed asutusel on olemas, siis selgub ka see, milliseid andmeid asutusel ei ole ja millistele küsimustele andmete abil vastata ei saa, ehk siis sellised lahendamata küsimused tulevad ka päris kenasti välja. Samamoodi saab seada endale mõõdetavaid eesmärke. Jällegi, et kui näiteks lugeda maailma erinevate riikide tehisintellekti strateegiaid, siis umbes iga asutus või iga riik on öelnud, et me oleme maailmas, meie eesmärk on olla maailmas juhtiv tehisintellekti riik, mis tegelikult, kui võtta, ma ei tea, võtame 20 kratikava või 20 tehisintellekti strateegiat ja siis kõik riigid ütlevad, et me tahame olla juhtival kohal tehisintellekti rakendamisel, siis see ei ole loogiline. Samas, kui me soovime andmete põhjal otsustada ja andmete põhjal oma eesmärke mõõta, siis saab ju võtta konkreetselt, et me näiteks, ma ei tea, selle aasta lõpuks rakendame nii palju tehisintellekti nii mitmes asutuses ja see on palju lihtsamini mõõdetav. Samamoodi saab ka oma asutuse tööprotsesse siis parandada, kui me kasutame andmeid, sest et meil on võimalik näha, kuhu meil ressursid kuluvad, kui palju aega meil kulub mingi asja tegemiseks, kui palju inimesi, kui palju raha see lõpuks tähendab ja nii on võimalik neid tööprotsesse siis palju optimaalsemalt teha. Mõned näited maailmast, et kui võtta näiteks Coca-Cola, jällegi väga suur firma, väga palju raha liigub seal 2018, nad kulutasid digitaalsetele reklaamidele $280 miljardit, mis on meeletu summa jällegi. Nad ennustasid, et need summad peavad kogu aeg kasvama, et jõuda paremini siis kõikide inimesteni. Aga tegelikult, kui hakata mõtlema, siis kõik inimesed ilmselgelt Coca-Colat ei joo ja järelikult võib-olla kõikidele inimestele ei ole mõtet seda turundust teha. Ja kui nad hakkasidki neid andmeid analüüsima, siis nad järsku saidki aru, et tegelikult nad kulutavad üle veerandi oma turunduskuludest täiesti tuulde, lihtsalt mõttetult. Ja kui nad siis hakkasid kasutama selliseid suunatud turundusreklaame, siis tegelikult olukord neil paranes, neil oli võimalik rohkem raha kokku hoida, aga ka jõuda õigete inimesteni. Samamoodi, mida ilmselt Eestis küll Amazoni ei ole, aga näiteks Spotify või Netflix, samamoodi siis Amazon, kui nad teevad müüki, siis nad oskavad ennustada, milliseid oste see sama inimene võiks teha siis teiste inimeste näidete põhjal, aga ka siis selle põhjal, mida sarnased inimesed sarnases vanusegrupis, sarnases piirkonnas näiteks ostavad, nii et nii on väga lihtne siis
lükata ette õigeid reklaame, et seda kõik me ilmselt oleme jällegi sotsiaalmeedias kõik kogenud, kuidas muudkui aga ütleme, et okei, võtame need küpsised vastu siin, mis meile pakutakse ja järjest tulevad reklaamid, mõtleme, et issand, kuidas Facebook nii hästi oskab ennustada, mida mul vaja on, aga tegelikult siis Facebook kogu aeg jälgib, millele me klikime, mida me jälgime, keda me jälgime, kes on meie sõbrad ja nii edasi. Samamoodi siis näiteks, kui võtta logistikafirmad, siis seal ka, eks ole, et neil on väga palju siis kaubavedusid, väga palju masinaid, mis kaupa veavad, väga palju erinevaid trajektoore, asukohti, inimesi ja kui seda teha optimaalselt, siis tegelikult on võimalik meeletult raha kokku hoida. Kui ma seda ettekannet kokku panin, siis siin sellel slaidil on väga hea näide sellest, kuidas praegu siin minu slaidil on ka tegutsenud üks väike kratt ja üritanud minu tööd lihtsamaks teha. Ma kirjutasin siia miljon, aga ta arvas, et ma peaksin kirjutama inglise keeles miljon, et suvas eestikeelne lõpp, aga nii et siin on siis ka jällegi väga hea näide sellest, kuidas meile tulevad appi erinevad väiksed kratid, kes tahavad meie tööd lihtsustada, aga oht on see, et nad küll ei oska mõelda, aga nad võivad teha otsuseid, mis tegelikult tekitavad probleeme, nagu siis ka siin. Avalikus sektoris erinevates riikides, ma hiljem räägin Eesti näidetest ka, aga näiteks Ameerikas siis väga julgelt kasutatakse andmeid, kuna seal on vähem regulatsioone kui näiteks Euroopa Liidus, siis nad väga julgelt teevad andmetega otsuseid, nad kasutavad tehisintellekti ja võib-olla tekitavad endale ka selle kaudu natuke rohkem probleeme, aga siiski nad oskavad kasutada näiteks andmeid siis siin teedeehitusel, nad oskavad näha, kus kohas on millised asutused, koolid, lasteaiad, kuhu võiks olla kaubanduskeskused planeeritud, millised teed on, millised transpordivahendid on selles piirkonnas ja tihti neid andmeid on nii palju, et inimene ei suuda neid andmeid üksi lihtsalt läbi töödelda, aga masinate jaoks see andmete töötlus on üsna lihtne. Ja samamoodi siis, et vaatame, kus on ummikud, millised transpordivahendid meil liiguvad, kui palju nad liiguvad, kuhu nad liiguvad, millised ristmikud lähevad umbe ja see siis võimaldab teha paremaid otsuseid tulevikus. Et võimalik, et kui me Eestis oleksime midagi sarnast kasutanud, siis see suvi ei oleks kõikide jaoks nii keeruline olnud, sest meie lahendus oli pigem see, et kaevame kõik teed ülesse, pole ühtegi teed, pole ühtegi probleemi. Nii, samamoodi veel mõned näited Ameerikast, jällegi kuritegelike piirkondade tuvastamiseks ja kui nad siis suunavad sinna rohkem patrulle näiteks, siis on võimalik kuritegevust vähendada. Või siis ka New Yorgis näiteks. Aga siin on ka jällegi, et seda tuleb teha hästi, muidu tekib probleeme ja hakkamegi varsti vaatama neid probleeme, aga kõigepealt siis et päris esimesed sellised väga lihtsustatud kujul 5 sammu. Kõigepealt tasuks siis, et panna paika oma visioon, et kui ma tahan teha otsuseid, milliseid andmeid ma kasutan, miks ma neid andmeid kasutan, kas mul päriselt need andmed on kuskil olemas, mis kujul need andmed on olemas ja mida ma nende andmetega üldse teha saan. Ehk siis väga palju on vaja kõigepealt eeltööd, et oma süsteemid paika saada, küsida õigeid küsimusi, et teha õigeid otsuseid. Ja siis OKR-id ja KPI-d, mis on sellised mõõdikud, mille abil siis oma eesmärkide täitmist saab mõõta. Ja need on siis numbrilised või mõõdetavad, mitte sellised väga üldised ümmargused laused lihtsalt. Nii, siis hakkame andmeid koguma, vaatame, kus kohast meil andmed sisse tulevad, millised andmed need on, mis kujul nad on, nagu ma juba ütlesin. Kui meil on väga palju andmeid, siis see, et meil need lihtsalt andmed on olemas, sellest meil väga palju kasu ei ole, sellepärast et väga palju andmeid tähendab seda, et me tegelikult ei suuda neid andmeid väga hästi, meil ei ole nendest ülevaadet, me ei saa aru, mida need andmed meile näitavad ja selleks tulebki siis edasi liikuda selle poole, et me vaatame, mida need andmed meile tegelikult näitavad, neid analüüsides, õigeid järeldusi tehes. Ehk siis andmete võimalused asutuste jaoks. Andmed võimaldavad oma äritegevust parendada, ehk siis jällegi meil on selge ülevaade sellest, millised ressursid meil on olemas, millised inimesed, kuhu nende aeg läheb,
kuhu läheb kõige rohkem raha, millised ülesanded on kõige ajamahukamad, ressursimahukamad ja seda optimeerida siis. Samamoodi kliendisuhted, nagu siin juba mõned näited said toodud. Kliendisuhete puhul näiteks väga tihti siin viimasel ajal kasutatakse näiteks virtuaalseid assistente, ehk siis tehisintellekt võetakse appi, et klientidega suhelda, sellepärast et inimesed tihti ei jõua kõikide klientidega suhelda. Otsuste toetamisest juba üldiselt rääkisin, et lihtsam on teha otsused, kui ma oskan tuua numbriliselt välja, miks ma sellise otsuse tegin. Et põhjendada seda, et mul on selline kõhutunne, et nii oleks õige, ei ole ilmselt päris mõistlik. Andmete kasutamine annab tavaliselt asutustele konkurentsieelise, sest nad suudavad kiiremini reageerida erinevatele muutustele, nad oskavad, neil on parem ülevaade sellest, mis nende asutuses toimub ja kuidas nad saaksid oma ressursse optimeerida. Andmed võimaldavad prognoosida seda, mis järgmiseks juhtub, et kui koguda andmeid juba pikemaajaliselt, siis tegelikult nendest andmetest joonistuvad mustrid ja sealt võivad joonistuda ka siis probleemid ja kui me juba teame, et midagi sellist juhtub ja need andmed meile ütlevad, et midagi halba hakkab juhtuma, siis meil on lihtsam neid probleeme ka ennetada. Samamoodi andmed võimaldavad meil võib-olla leida mõned uued ärivõimalused, et me näiteks tuvastame, ma ei tea, kui me midagi müüme, et kogu aeg meie käest küsitakse midagi, mida meil ei ole pakkuda, aga miks siis mitte hakata seda uut asja pakkuma. Samamoodi turundus, millest ma juba veidi rääkisin, riskide juhtimine, andmed võimaldavad teha innovatsiooni, ehk siis teha asju hoopis teistmoodi, hoopis teistsuguste uute lahendustega ja samamoodi ka teha asju jätkusuutlikumalt, mitte siis kulutada liiga palju ressurssi ja lihtsam on ka näha andmete põhjal, et kuhu meil ressurss läheb, mida me võiksime taaskasutada ja mida siis teha võib-olla mõistlikumalt. Niisiis, andmete puhul mõned märksõnad veel. Tasub mõelda, et kuidas me need andmeid kogume, kust nad tulevad, kas meil on oma siseandmed, mida me ei taha jagada ilmselgelt või meil on avalikud andmed. Kui meil on avalikke andmeid, mida kõik teavad, kas me siis ei võiks neid näiteks jagada ka teistega koostöös, tihti peitub jõud ja tekivad palju ägedamad asjad kui need, mida me üksi oleksime välja mõelnud. Kvaliteet ja usaldusväärsus, jällegi, et kui mul on väga palju andmeid, siis sellest ei piisa, et kas need minu andmed on kvaliteetsed, kas nad on ajakohased, kas nad on täielikud. Samas ei ole ka alati eesmärk see, et kogume võimalikult palju andmeid ja siis on kõik hästi, sest et tegelikult kehtib siin ka siis selline printsiip, et mida vähem, seda parem, aga et täpselt siis nii vähe kui vaja, aga täpselt mõistlikult. Analüüsi puhul jällegi tuleb mõelda, jah, saan teha statistilist analüüsi, aga võib-olla kuskil tasub teha ka näiteks masinõppe lahendusi, mis tunduvalt siis kiirendaksid erinevaid protsesse ja otsuste tegemist. Visualiseerimine, jällegi, et nagu ma juba ütlesin, kui need andmed meil lihtsalt seal kuskil suvalises tabelis või süsteemis on olemas, aga me nendega midagi ei tee, siis meil nendest tegelikult kasu ei ole, ehk siis tasub minna sinna andmete sisse, neid enda jaoks visualiseerida, et märgata neid mustreid ja suundumisi, kuhu minu asutus või firma liigub. Ja samamoodi üks teema, millest andmete puhul alati siis juttu tuleb, on turvalisus ja privaatsus, kas ma säilitan neid andmeid turvaliselt, mis siis juhtub, kui mõni pahalane minu andmete kallale saab, mida kurja ta nende andmetega teha saab. Ja samas, kas ma kasutan andmeid vastavalt andmekaitse nõuetele ja erinevatele regulatsioonidele, ega ma oma andmete kasutamisega kellelegi liiga ei tee või äkki ma mõne sihtgrupi üldse unustan ära. Ehk siis andmete puhul on väga palju eeltööd, mõtlemistööd vaja teha ja on vaja asju õigesti teha ja muidu võib juhtuda igasuguseid kohutavaid asju, et andme kvaliteedi puhul siis näiteks 2016 ennustati kindlalt, et Hillary Clinton võidab, aga kui pärast hakati vaatama, et milliste andmete põhjal seda ennustust tehti, siis saadi aru, et need andmed, mida oli kogutud, ei olnud tegelikult täielikud ja seal olid ka väga vanad andmed ja tegelikult see ennustus läks neil täiesti rappa. Mõnikord ka mõeldakse, et okei, et kui minevikus juhtus nii, siis kindlasti see tulevikus juhtub samamoodi, aga tihti see tegelikult üldsegi nii ei ole, et ajaloolised andmed siis ei ole oluline faktor alati, seal on ka väga palju teisi asju, mis määravad. Näiteks aktsiate puhul siis, kes aktsiatega tegelevad, ilmselt oskavad seda isegi kommenteerida.
või siis sellised, kus tehakse üsna selliseid suvalisi järeldusi, kui meil on kaks andmehulka, mis tegelikult omavahel ei ole üldsegi seotud, aga siin on päris hea näide sellest, kuidas analüüsiti siis erinevaid USA korvpallimeeskondi ja tehti järeldus, näiteks saaks siis teha, et kui Wildcats võitis korvpallimeeskonna USA meistrivõistlused, siis 6 korral võitsid ka Yankeed maailmameistrivõistlused, et kas nüüd nendest need kaks on omavahel seotud, ilmselt mitte, et andmete maailmas on ka väga palju juhuseid. Samamoodi visualiseerimise puhul, et see on juba nüüd andmeteadlaste ja analüütikute teema, aga lihtsalt jällegi, et kui vaadata ühed ja samad andmed ja visualiseerin neid erinevalt, siis see selline, kuidas need andmed mõjuvad või kuidas see visualiseerimine mõjub, on päris huvitav, et siin ka näiteks siis väga selgelt näha, kuidas tegelikult on üks ja sama info lihtsalt erinevalt visualiseeritud. Ja samamoodi näiteks ka, et mõned andmeteadlased väga armastavad näiteks erinevaid pie chart'e, aga tihti siis need tegelikult väga halvasti analüüsitavad ja seda infot kätte saada tihti ei ole lihtne. Ja kui meil on üks ja paneme veel 2 tükki juurde, siis tegelikult ei aita meid kuidagi. Nii, ehk siis nagu juba sai öeldud, siis ma taustalt olen inglise keele õpetaja, väga palju suhtlen erinevate välisriikidega ja väga palju kasutan ingliskeelseid materjale ka. Aga andmete puhul siis peavad olema sellised põhiasjad paigas, et nendega üldse edasi midagi saaks teha. Kõigepealt siis me kogume neid, me säilitame neid, me natukene puhastame, analüüsime neid ja päris seal üleval osas siis tuleb see, kus me hakkame juba mõtlema, et okei, meil on alumine baas paigas, me teeme kõike nii nagu peab. Miks mitte siis rakendada masinõpet või mõelda juba selline keerulisemate analüüsimeetodite peale. Avalikust sektorist on mõned näited lihtsalt jällegi selle kohta, mida saab teha ja mida on tehtud. Avaliku sektori asutused siis panevad sellise avaliku info avaandmete teabeväravasse, mis siis tähendab seda, et neid võib vabalt kasutada, neid saab taaskasutada, neid võib omavahel jagada, võib ka nende põhjal, avaandmete põhjal siis algatada erinevaid ettevõtteid. Näiteks Waze ja Google kasutavad siis avaandmetes olevat liiklus- ja transpordiinfot. Selleks jällegi, et optimeerida siis meie teekonda, nad kasutavad erinevat infot ja et me jõuaksime võimalikult kiiresti punktist A punkti B, on nendest avaandmetest seal väga palju kasu. Siis on olemas näiteks, kui vaatate raamatukogud reaalajas, tehti selline põnev keskkond, kus saab siis näha, et millises raamatukogus, mis raamatut just parasjagu lahendatakse, selline väga kihvt visuaalne lahendus. Samamoodi päikeseparkide planeerimine, siin üks ettevõte kasutas avaandmeid selleks, et aidata siis inimestel planeerida seda, kas nad võiksid kasutada päikeseparke, kus nad võiksid, siin siis kasutatakse erinevaid ilmastikuandmeid, geograafilisi andmeid ja nii edasi. Samamoodi saab avaandmeid kasutada näiteks kaubanduses, ehk siis, et kuhu kauplusi planeerida, millist kaupa seal pakkuda, kes seal piirkonnas elavad, milliseid kaupu neil vaja võiks minna. Et jällegi, et ei ole mõtet teha kaubandusasutust või ettevõtet kuskile, kus on juba 10 tükki reas. Ilmselt nad hakkavad omavahel võistlema. Et pigem siis jällegi andmete põhjal neid otsuseid teha tundub palju mõistlikum. Kullerite puhul siis siin juba rääkisime, erinevad logistikaettevõtted kasutavad liiklusinfot, teedeinfot väga aktiivselt, aga siis ka näiteks, kui võtta erinevad regulatsioonid või seadused, siis on siin mõeldud ka lahendusele, kus juristidele pakkuda selline töövahend, mis lihtsustaks otsuste tegemist, kuna väga tihti kõikvõimalikud regulatsioonid on päris keerulised lugeda ja analüüsida ja nendest aru saada, siis võivad tulla tulevikus meile masinad appi. Mõned näited siis avalikust sektorist ka, et kui nüüd rääkida Eesti avalikust sektorist, siis me tehisintellekti maailmas oleme
kindlasti üks juhtivaid riike. Meie juurde väga tihti tullakse, meie käest küsitakse, kuidas me oleme kõike seda teinud, mida me oleme teinud, soovitakse selliseid nõuandeid ja erinevaid tööriistu, et kuidas teised riigid võiksid sama teha. Mõnikord siis öeldakse ka, et Eesti, et te olete nii pisikene, mis teil viga teha neid asju, aga tegelikult see, et me oleme pisikesed, see tähendab ka seda, et see toob meile kaasa probleeme. Esiteks, meil ei ole piisavalt inimesi, meil on avalikus sektoris puudu ilmselt 500 andmeeksperti, andmeteadlasi, analüütikuid, üldse tehisintellekti maailma, et seal teha veel ägedamaid ja veel rohkem asju, siis selleks meil on puudu inimesi. Kui võtta nüüd avaliku sektori kõrvale erasektoris jällegi kasutatakse võib-olla sellist andmepõhist otsustamist ja ka näiteks tehisintellekti märkimisväärselt vähem. Ja siin on jällegi võib-olla üks põhjus meie väiksus. Eesti on niivõrd väike ja kui ma ajan Eestis äri, siis ilmselgelt mul ei ole väga palju kliente, ma ei saa ennast võrrelda, ma ei tea, Google'i või Microsoftiga. Ja see tähendab ka seda, et mul ei ole piisavalt andmeid, et üldsegi seda tehisintellekti treenida, nii et siis mahuprobleem avalikus erasektoris ilmselt on üks põletavamaid. Aga samas me oleme väga tublisti hakkama saanud ja ma toon mõned näited, mida siis avalikus sektoris andmete ja tehisintellekti abil on ära tehtud. Alustati Eestis aastal umbes 2018, kui hakati mõtlema selle peale, et kuidas tehisintellekti võiks avalikus sektoris kasutada. Praegu me töötame Eestis oma 3. tehisintellekti strateegia või kratikava kallal. Meie lähenemine pigem on see, et kui võtta mõned teised riigid, siis nende tehisintellekti strateegiad on sellised 10 või 15 või 20 aastased, aga meie lähenemine on see, et tehisintellekti kogu valdkond areneb niivõrd kiiresti, et isegi 3 aastat ette ennustada, mis saab 3 aasta pärast, on päris keeruline. Ja sellepärast me pigem teeme selliseid lühiajalisi tegevuskavasid, kus on konkreetsed eesmärgid, jällegi mõõdetavad ja mida on lihtne siis tuvastada, kas me jõudsime oma eesmärgini või mitte. Avalikus sektoris Maksu- ja Tolliamet isegi teate, kui kiiresti on võimalik oma maksudega asjad korda ajada. Ilmselgelt neil on väga palju andmeid ja samamoodi nad kasutavad neid andmeid siis selleks, et tuvastada, kas võib mõni asutus maksta ümbrikupalka või kas võib kuskil olla peidus käibemaksu pettus. Selliseid kratte, mis meil oleksid sellised, mis ütlevad, analüüsivad andmed ära ja saadavad siis inimesele kohe kirja, et te olete nüüd üks maksupettur ja me paneme teid vangi, sellised kratte meil ei ole. Ameerikas võib-olla on, aga Eestis mitte, et Eestis me ikkagi hoiame inimest esikohal, inimene otsustab nende andmete põhjal, mis siis kratt annab, kas tegelikult on probleem või ei ole probleemi. Ma tõin siia hästi erinevaid näited, et tegelikult viimase 6 aasta jooksul on avalikus sektoris viidud läbi umbes 120-130 tehisintellekti projekti. Ja siin siis näiteks see Maksu- ja Tolliameti oma on siis selline, kus andmeid analüüsitakse ja analüüsitakse neid mustreid ja tuvastatakse siis prognoosimudelite abil, et kus võib olla probleeme. Nüüd, kui võtta siin kõrvale see Salme või Hans näiteks, tihti siis krattidele armastatakse panna lahedaid nimesid, et Salme siis on kohtuistungite transkribeerija. Kui mõtleme kohtuistungite peale, siis seal tuleb iga sõna kirja panna, mis iganes inimesed ütlevad ja selleks siis minevikus kasutati inimesi. Nüüd masin paneb kirja selle, mis inimesed ütlevad, inimene vaatab üle, kas kõik klapib, parandab võib-olla mõned väikesed ebatäpsused ja saab palju kiiremini siis kogu selle kohtuistungi transkriptsiooni paika. Sama kasutatakse ka Riigikogus, nad mõlemad põhinevad siis TalTechis Tanel Alumäe arendatud kiirkirjutajal, mis siis on kõnetuvastuslahendus. Ja Hans siis on Riigikogu istungite transkribeerija, samamoodi siis Riigikogus pannakse kõik kirja automaatselt, inimene vaatab üle ja kõik siis postitatakse. Midagi täiesti, need olid näiteks siis keeletehnoloogia näited. Samas võib näiteks tuua näiteid haiglatest. Haiglate puhul on võib-olla mure selles, et seal on väga tundlikud andmed, et terviseandmed üldiselt on väga tundlikud. Eesti ilmselt jällegi maailmas on üks erilisemaid riike, kuna meil on väga palju geeniandmeid ja meil on olemas geenipank.
ja tegelikult nende geeniandmetega saaks ilmselt tuleviku vaatest väga-väga palju ära teha, aga terviseandmetele tuleb läheneda veidi teisiti ja väga ettevaatlikult. Aga haiglates siis kasutatakse näiteks roboteid, mis transpordivad erinevaid vereproove või analüüse siis laborisse, et selleks, et siis inimesed saaksid keskenduda patsientidele, toimetavad haiglas robotid. Samamoodi aitavad erinevad robotid ka näiteks kirurgidel läbi viia keerulisi operatsioone või aitavad tuvastada erinevatelt röntgenipiltidelt või erinevatelt skaneeringutelt siis võimalikke terviseprobleeme. Töötukassa kasutab samuti ühte kratti, mille nimi on ODD, mis on siis otsustustugi ja see on siis jällegi selline lahendus, kui keegi jääb töötuks, siis sisestatakse tema andmed, kui vana ta on, kas ta on mees või naine, mis piirkonnas ta elab, mis haridus tal on, mis keeli ta räägib ja nii edasi. Ja selle põhjal osatakse öelda või prognoosida, kui tõenäoline on, et see inimene jääb pikemaks ajaks töötuks. Kui on tõenäoline, et ta jääb pikemaks ajaks töötuks, siis otsustatakse ilmselt, et võib-olla see inimene tuleks ümber koolitada millegi hoopis teise peale. Ja nii siis saab optimeerida seda, kuidas koolitusrahasid kasutada. Siis üks näiteks anonüümiseerija. Kui on palju tekstidokumente, siis väga tihti seal võib olla isikuandmeid. Teatavasti isikuandmeid ei tohi kasutada niisama lihtsalt. Siis selleks, eriti just tuleviku vaatest, on oluline, et me suudame neid andmeid anonüümiseerida. Ja näiteks, kui ma toon just hiljuti kohtusin Saksa kolleegidega, Saksamaal on väga selline paberi- ja faksipõhine ühiskond avalikus sektori puhul vähemalt ja nende puhul nad siis ütlesid, et nad põhimõtteliselt võtavad neid paberdokumente, nad kustutavad siis, ma ei tea, musta markeriga näiteks selle tundliku info ära, siis skanneerivad need materjalid ära ja siis üritavad neid kuidagi kasutada, et meil paberil dokumente ei ole, meil ei ole inimesi, kes tuvastavad tekstidest tundlikke andmeid ja peavad neid siis kuidagi ära kustutama, et me pigem ikkagi kasutame masinaid ja meil on olemas masin või selline rakendus, mis suudab tuvastada, neid nimetatakse olemiteks, näiteks nimeolemid, nimed, sellised tundlikud andmed ja näiteks siis asendada need, et kui on vaja uusi mudeleid treenida, siis ei saa nii, et ma kustutan lihtsalt nimed ära ja siis masin treenib mulle midagi, et sealt ei tule midagi head välja. Ma ei saa ka sinna panna lihtsalt, ma ei tea, XXX nime asemele, see ei aitaks mind ka kuidagi, sest et siis masin suudab tuvastada ainult neid XXX-e. Järelikult mul on vaja nimesid, aga siis me võime näiteks pseudonüümiseerida selle teksti, ehk siis me kasutame mingit teist nime, alati kui on kuskil nimi. Väga palju kasutatakse ka pildituvastust ja masinnägemist keskkonna valdkonnas. Näiteks siis tuvastatakse mitte nii, et inimene peab minema koha peale ja vaatama, kas siis mets, mis oli seal aasta tagasi, kas see on ikka alles või kas näiteks mingisugust viljapõldu on niidetud või mitte, kas mingit heinamaad on niidetud või mitte. Siis selle asemel saab kasutada satelliidi või aerofotosid ja masin tuvastab nendelt fotodelt näiteks siis, kui palju on lund, mis täpne vili meil seal põllu peal kasvab, kas see põld on alles või mitte, kui kõrge on see mets, mis meil seal kasvab, millised puuliigid seal kasvavad, et masinnägemist siis saab päris edukalt kasutada ja väga palju aega kokku hoida. Samamoodi ka lumepaksuse tuvastamine või siis päikeseparkide tuvastamine ortofotodelt. Ehk siis tehisintellekt aitab automatiseerida rutiinseid tegevusi, et Eesti probleem siis on see, et me oleme väga pisikesed, meil ei ole piisavalt inimesi, ühiskond ka vananeb, järelikult meil oleks vaja, et keegi tuleb meile appi, et tegutseda nende nii-öelda rutiinsete ajamahukate tegevustega, mis tegelikult on väga lihtsad, aga lihtsalt võtavad palju aega. Ja siis jääb inimestel rohkem aega selleks, et tegeleda selliste keerulisemate või spetsiifiliste teemadega, millega masin hakkama ei saa. Nagu ma juba ütlesin, võimaldab tehisintellekt siis analüüsida väga suuri andmehulki ja tuvastada sealt erinevaid probleeme, ennustada võimalikke probleeme, aitab meil teha andmepõhiseid otsuseid, aitab parandada ligipääsetavust siis näiteks see, et kui keegi
ei näe või ei saa lugeda, et siis ta hoopis kuuleb asju, et nüüd just eelmisel nädalal ERR oma artiklit siis muutis kuulatavaks, mis on päris tore lahendus jällegi ja seal tegelikult ju ka on keeletehnoloogia mängus. Küberturvalisuses järjest selles maailmas, kus me praegu elame, on küberturvalisus järjest olulisem teema ja ühest küljest siis need pahalased kasutavad järjest rohkem tehisintellekti, aga samas ka siis kaitsjad ja küberturbeeksperdid suudavad ka tehisintellekti kasutada, et hoida seda ühiskonda, kus me elame võimalikult turvalisena. Et tehisintellekt siis aitab meil tuvastada pettusi, monitoorida keskkonda, personaliseerida avalikke teenuseid ja hoida kokku selle protsessi käigus siis väga palju aega ja väga palju raha. Ehk siis rääkisin nendest teemadest täna väga põgusalt, järgmisel korral oktoobri lõpus siis räägin pigem sellistest praktilisematest tööriistadest, mis võib-olla aitaksid asutusel, kes ei ole mõelnud, et nad võiksid olla andmepõhised, teha esimesed sammud ja mõelda oma andmete peale, mõelda, mida nende andmetega teha saab ja nii edasi. Ja aitäh, Kristel, inspireeriva avaettekande eest. Meil on tulnud ka mõned küsimused. Esimene on küll päris konkreetne ja ma ei tea, kas oskad sellele vastata. Sa rääkisid sellest, et kõigepealt peaks andmed olemas olema, aga esimene küsimus on, kuidas alustav ettevõte peaks oma andmesüsteemi üles ehitama näiteks Microsoft 365 business keskkonna näitel, et oskad sa midagi alustavale ettevõtjale soovituseks öelda siin? Ma arvangi, et väga tihti, kui alustatakse, mõeldakse, et ma pean kohe alustama ja ehitama mingisuguse meeletu ägeda tehisintellekti süsteemi, mis vastab kõikidele mu küsimustele ja teeb kõik töö minu eest ära. Et pigem siis ongi lihtsam alustada selliste kättesaadavate vahenditega, mis on olemas, nagu näiteks Microsoft ja nii edasi. Seal on muidugi võib-olla jällegi, et erasektoris on sellega natukene lihtsam, et avalikus sektoris on natukene keeruline see andmete jagamine, et väga tihti ka näiteks küsitakse, et aga miks me ei kasuta oma avalikest teenust, et ma ei tea, ChatGPT, ja siis me ka mõtleme, et aga et kas me tohime neid avaliku sektori andmeid niisama lihtsalt jagada siin nende suurtega, kes siis saavad selle põhjal järjest suuremaks ja järjest tublimaks. Et ilmselt jällegi, kui ei oska kohe, kuidas alustada, siis võib-olla võtta üks andmeteadlane või IT-inimene, ilmselt oleks mõlemat vaja korraks endale kõrvale, kes oskab paremini anda nõu, et mis võimalused on ja kuidas, ja kes oskab ka öelda, et kas see asutus, mis on selline pisikene, et kas see on just tema jaoks õige lahendus või võib-olla on mingi hoopis palju lihtsam lahendus kuskil olemas. Nii et võib-olla konsulteerida andmeteadlaste IT-inimestega ja siis vaadata edasi, et selline eeltöö ja visioon võib-olla oleks oluline enne läbi mõelda. Jaa, et ilmselt, kuna me ei tea, millises valdkonnas see ettevõte alustab, et kui ta ongi andmete valdkonnas, siis töö on suurem ja kas on tegemist startupiga, mis kavatseb skaleeruda üle maailma, aga kui on nii-öelda tavalise teenusepakkujaga või väikese tootjaga, siis saab ju alustada sellest kõigepealt, et sa kuskile Microsofti andmebaasi korjad, kas või alusta Excelist, korja kokku oma kliendi andmed, kui sa ei osta kohe mingisugust tööriista selleks, et klientide andmeid töödelda ja siis potentsiaalsete klientide andmed või siis, kui sa oled business to business või ettevõtjatele tahad oma teenuseid pakkuda, siis saad ju avaandmetest, Eesti riigil on ju äriregistri andmed on kättesaadavad, saad võtta sealt andmeid ja vaadata, et kes võiksid olla siis sinu kliendid ja siis neid andmeid juba analüüsida. Järgmine küsimus on, miks ei ole avalikus sektoris tehtud erinevate toetusmeetmete ühtset süsteemi ettevõtja jaoks? Kõik hoiavad oma andmeid asutustes, oma inimeste peades, kõik toetusmeetmete info on avaliku sektori erinevatel osapooltel olemas, aga ühtset keskkonda ettevõtja jaoks ei ole. Miks see nii on? See on keeruline mul vastata, kuna ma tegutsen tegelikult rohkem avalikus sektori teemadega, et ma väga ei ole ettevõtetega kursis, aga ma võtan selle küsimuse siit kaasa ja oma kolleegidele Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis edastan selle ja uurin,
miks nii on ja kas nad nõustuvad, et nii on. Ja nad nõustuvad tegelikult ja tegelikult see asi on ju töös. Tegelikult ettevõtja portaali praegu tehakse, see on mitmeaastane projekt, aga kui me vaatame seda, et kui kiiresti, milliste hüpetega teema areneb, siis tundub, et see avalik sektor siin on kogu aeg maas. Aga küsimus on õigustatud ja peakski olema ja juba mitu aastat tagasi sellega alustati ja seda arhitektuuri ja disaini ja andmete kogumist seda tehakse ja loodame, et siis varsti tuleb. Veel on kolmas küsimus ka. Kas keeletuvastuse roboteid Salme ja Hans saavad ka ettevõtted kasutada? Kes selle arenduse taga on? Et seal on nüüd selline lugu, et nagu ma ütlesin, siis tegelikult Tallinna Tehnikaülikoolis on siis arendatud see selline nii-öelda põhilahendus või aluslahendus, mille nimi on kiirkirjutaja. Selle taga on Tanel Alumäe ja nende keeletuvastuse robotitega on see lugu, et nad peavad olema nagu selle valdkonna spetsiifilised. Ehk siis, kui me paneksime Salme tööle, ma ei tea, kuskil teises kohas panema Salme kuulama mingisugust arstide vestlust, siis Salme ei saa sellega hakkama, ehk siis, või siis Hans samamoodi, et Hans võib-olla on selline laiema ampluaaga, kuna ta peab aru saama kõigest, millest poliitikud räägivad kõigest, et siis see on ilmselt keerulisem, aga üldiselt nad peavad olema üsna sellised, tuleb treenida siis mudel vastavalt sellele, millises valdkonnas seda hakatakse kasutama. Kellel on huvi jällegi saab uurida, et saame jällegi kokku viia inimestega ja neid lahendusi tehakse vaikselt, jällegi oleneb jälle, mis ettevõtte plaan on, mis valdkond see on, mis keelt seal täpselt kasutatakse, millised terminid seal on ja sellest väga palju oleneb, aga saab. Et väga tihti ka jällegi üks selline väga oluline punkt on see, et ei tohiks hakata päris jalgratast leiutama, päris nullist hakata alati pihta, et kõigepealt esimene samm oleks alati vaadata, et kas keegi on kuskil midagi sarnast teinud juba, kas ma saaksin need vead siis järelikult välistada, mida juba teised on ära teinud, et ma ei hakka neid samu vigu tegema, nii et see selline taaskasutus ja selline koostöö on väga oluline. Ja, aitäh ja lõpetuseks ma küsiks võib-olla sellise küsimuse hoopis, et me räägime siin palju tehnoloogiast täna, aga mul on jäänud mulje, et mitte tehnoloogia, vaid hoopis inimesed on suurimaks takistuseks arenguhüpete saavutamisel, ükskõik kuidas, kui me ettevõttes võtame mingisuguse või ükskõik millises organisatsioonis võtame tarkvara kasutusele, siis alguses on see kisa, et miks seda vaja on ja ma ei taha ja ma olen harjunud vanaga. Aga kuidas sa näed ohtusid ja võimalusi ka töötajate puhul? Ühest küljest ja me peame seda töötajat ju ette valmistama, millega jõuame noorte juurde. Ma alustasin sellest, et sul on 3 last, et mida sa ise oma 3 lapse puhul täheldad siin andmete kasutuse juures ja kuidas seda siduda nüüd nagu töötajate teemaga? Jah, et üldiselt see nüüd oleneb vanusest, aga väga palju ka jällegi tehisintellekti maailmas, väga palju mõeldakse oskuste, digioskuste, andmekirjaoskuse ja kõige selle peale. Üldiselt me kiidame, et Eestis on kõige parem haridus, meil on kõik väga tublid lapsed, kõik oskavad mõelda, aga samas tehisintellekti teema on niivõrd uus ja me ei ole tegelikult lapsi võib-olla selleks nii väga hästi ette valmistanud, et kui ma võtan oma 8-aastase ja ta vaatab, ma ei tea, YouTube'ist mõne video, tema usub seda, mida seal videos räägitakse, aga tegelikult tehisintellektiga saab teha videosid, mis on suvalised. Ma ei tea, keegi Marsilt maandub meile siia ja siis ta tuleb ja ütlebki mulle, et tead, ma nägin uudist, et Marsilt meile tulid siia mingisugused inimesed, mina ilmselgelt tean, et see ei ole nii, ei saa olla, aga tema ju usub seda kõike, et võib-olla selline ohtude puhul siis mõelda sellele, et lapsed saaksid aru, et kõik ei ole päris tõsi, mida nad näevad ja kuulevad. Suuremate puhul ilmselgelt on oluline, et nad oskaksid numbritega toimetada, et nad samamoodi, et nad suhtuksid natukene ettevaatlikkusega kogu sellesse maailma, mis neile tuleb, et samamoodi ju ma ei tea, Facebook ka, et kõikide Facebook ei ole ühesugune, eks ole, et see oleneb sellest, millele ma klikin. Ja Facebook võib olla ka, ma ei tea, rassistlik või väga selline, mitte väga tore. Ja samamoodi see on ju selline kaudne mõjutamine ja et siis mõelda ettevaatlikult nendele ohtudele, osata andmete numbritega toimetada ja võib-olla siis minu kõige suurem, kes on praegu 20-aastane, kes just astus ülikooli ja õpib praegu
integreeritud tehnoloogiaid ehk siis inseneeriat ja siis tema puhul on see, et ta väga ütleb, et talle väga meeldib matemaatika, talle väga meeldib programmeerimine, ta ei ole kunagi programmeerinud, aga talle nagu meeldib, ta ütleb, et see on väga loogiline, aga samas ta näeb väga vaeva joonestamisega, mis ei ole tema lemmik ja füüsika võib-olla on natuke raske ka, et kuidas nagu lapsi arendada nii, et need kõik lapsed leiaksid selle, mis on just nende teema ja et nad saaksid võimalikult hästi elus hakkama ja oskaksid neid andmeid, mida nad maailmas näevad ja kogu seda infot, mis nendeni tuleb, kriitiliselt analüüsida. Just, ja aitäh, et siis noorte allikakriitilisus ja selliste veidi vanemate soov ja tahe üldse kõiki neid uusi tehnoloogiaid kasutada on ilmselt alus, et hakkab juhi mõtlemisest pihta ja siis organisatsioonis levib edasi. Aitäh veel kord, Kristel, tulemast ja me jätkame juba meie järgmise esinejaga, kes on Jaan Õmblus ja ta on Statistikaameti eksperimentaalstatistika tiimi juhtivanalüütik. Jaan on tehniliselt vastutav ettevõtete elujõulisuse indeksi projekti eest ning eksperimentaalstatistika tiimi eestvedaja. Ja selle eesmärk on siis otsida statistika tegemise uusi võimalusi, et kasutajad saaksid huvitava ja vajaliku info kätte kiiresti ja mugavalt. See on siis samm nüüd lähemale meie järgmises ettekandes ettevõtetele. Oma esimese hariduse omandas Jaan majanduses, teise hariduse informaatikas ja praegu on Tartu Ülikooli Arvutiteaduse Instituudi doktorõppes informaatika erialal ja järelikult väga õige mees sellest kõigest rääkima. Olles ettevõtte elujõulisuse indeksi projekti eestvedaja, oskab Jaan ettevõtjatele anda nõu, kuidas ettevõtete elujõulisuse indeksi abil välistada sattumist riskantsetesse olukordadesse ja välistada ettevõtete võimalikud makseraskused. Tere tulemast, Jaan! Ühesõnaga, mina proovin oma ettekandes nüüd vaadata seda poolt, kuidas tehisintellekt töötab ja kuidas ta selle teadvuse suudab kommunikeerida inimesele. Et tehisintellektiga saab teha palju trikke, seda teada, nagu joonisel praegu näha on, suudame me klasterdada, suudame me leida erinevaid variante. Et siin on joonisel toodud praegu olukord, kus me vaatame paljudimensionaalset nagu sisendit, mis andme pealt, kus meil on väga palju erinevaid nagu sisendargumente ja proovime teda näidata siis nagu kolmedimensionaalses, ehk siis ettevõtluse kontekstis me üritame vaadata praegu sektoreid, millised ettevõtted on sarnased ja see konkreetne ettevõte, kuidas seal oma sektoris siis, kas ta on nagu probleemne, kas ta on hea, kas ta on halb, kas tal tekib mingisugune võimalik makseraskus seal. Et me nagu analüüsime praegu seda seal. Ja nüüd küsimus selle, et tehisintellekt suudab seda kõike teha, see areneb väga kiiresti. No, ütleme selles mõttes, et aga lõpuks tuleb see kommunikeerida ka inimesele. Et kuidas nagu inimene, kes kasutab seda süsteemi, see süsteem ka, mida siin sai mainitud, mida me ehitame, et kuidas see nagu oleks nagu mõeldav, et ja ütleme, siin on nagu toodud praegu hetkel ekraanil on näha, kuidas siis me plaanime teha oma kasutajavaadet, et kui eelnevalt oli näha see, et kuidas süsteem seda näeb, aga seda kuvada nagu meil väga hea, et siis me nagu, ütleme, kuvatakse ikkagi siuke nagu klassikaline vaade, et ütleme, sektor on selline, sinu ettevõte on selline, see paikneb seal, siin on menüüd, mida me plaanime seal süsteemis, me plaanime nagu inimesi nagu, ütleme selles mõttes nagu näidata ettevõttele, et mis on tema nagu seisukord, mida me sellest arvame, kuidas me seda põhjendame, kuidas tehisintellekt põhjendab, et arvab, et ettevõte on nagu võimaliku makseraskuse piirile saanud ja mida siis antud juhul nagu soovitada. Et see võib olla mitu asja, kui me ütleme midagi, et on halb, siis me peame põhjendama seda inimesele, me peame selgitama ja me peame eesmärk ka midagi soovitada. Ja siis loomulikult kirjeldada lahti see, et kus sektoris ta nagu paikneb või milles see nagu probleem on. Siin on praegu hetkel toodud üks meie varasem variant, kuidas me mõtlesime, et kui seal all nurgas jookseb praegu süsteem, kuidas nagu masin seda näeb ja üleval me siis töötlesime seda nagu tekstiks, et see klaster, kus te paiknete,
on nagu probleemne selles mõttes, ta on näiteks suure, ma ei tea, võlariskiga, ta on suure probleemiga, näiteks kliendid kaovad, ta on vales sektoris, ta on nagu käibed vähenevad, et masin suudab seda nagu andmete pealt nagu näha ja me suudame seda nagu kirjana nagu esitada, aga see vaade, mis praegu nagu jookseb, pigem näitab nagu seda, et me oleme nagu olukorras, kus see on nagu, ütleme, kui me praktilise äriinimese seisukohalt vaatame, siis see on nagu väga futuristlik ja ilus vaade, aga tegelikult nagu niisugust nagu, vajaks nagu teinekord niisugust nagu praktilisemat, tehnilisemat sisendit, et kuidas siit nagu edasi minna, et see on üks asi, et kui me räägime, et peab olema, see asja peab olema kasutajaplatvorm, et siis kuidas minna. Vot, nüüd me jälle jõuame kasutajaplatvormini, et ma käingi nagu tehisintellekti ja kasutajaplatvormi vahel, et üks asi, mida me üritame kommunikeerida, et kui me suudame defineerida nagu situatsiooni, et kus sa oled sul on see probleem või sul on teine probleem, siis järgmine tase on see, et me prognoosime, et kuhu see asi võiks nagu välja jõuda, et kuhu me liigume, mis on see, me tahame näidata ka nagu prognoose. Et kui sa oled nagu selles seisus, nagu sa oled, sa jätkad sealt ja kuhu sa mined. No mida me prognoosime, keskel on illustratsioon, prognoosime maksevõimet, likviidsust, mida iganes, väga paljused võtmenäitajaid on kümneid asjalikke suhtarve võib arvutada. Nagu näha, et me kõike saame prognoosida ettevõtte nagu seisu selles konkreetses klastris, selles konkreetses sektoris, kuidas ta liigub võrreldes konkurentidega, milline on tema võimekus haarata siis konkurentide käest üle turgu, seda kõike saab prognoosida, aga kui nüüd vaadata seda nagu tehisintellekti seisukohalt, siis võti on see, et kui palju me nendele andmeid nagu ette saame. Ja nüüd ongi illustratsioonil näha, et tegelikult see on nagu dünaamiline, et siin nagu paremal on näha see ringdiagramm, kus ta tegelikult nagu konstantselt nagu muutub, eks, et ükskõik mida me seal kuvame, see on illustratsioon hetkel, tegelikult me oleme olukorras, kus igapäevaselt andmed, ütleme, konkreetselt näiteks laekuvad iga kuiselt, siis tegelikult see süsteem nagu muudab ennast. Ja nüüd küsimus selles, et kui sa võtad lihtsalt nagu maja äriregistri andmed, seal on nagu suhteliselt vana seis, et siis sa nagu räägid mingist staatikast, kuid see prognoosid ka kõik see on nagu dünaamika. No siin on toodud üks illustratsioon, kuidas me näiteks prognoosime ettevõtete nagu asukohta, näiteks seal on 4 erinevat klastrit, 4 erinevat tüüpi, näiteks Tartu ümber koondub hetkel klaster, mis on põllumajandus, ranna äärde rohkem, mis on kalandusega seotud, et arvutis all on siis nagu närvivõrgu illustratsioon, aga põhimõtteliselt süsteem niimoodi töötab, et närvivõrk siis leiab nagu järjest parema asukoha, et kus need ettevõtted peaks siis nagu olema, eks ju, siin ta leiab siis 4 klastrit, ehk see on siis prognoosi üks elemente ja me saame nagu väga erinevaid asju nagu välja lasta masina tehisintellektil öelda, et kus ta siis nagu paikneb. Okei, nüüd tuleme jälle nagu kasutajaplatvormi juurde. Kasutaja võiks teha nagu sellist asja, see on hetkel jällegi nagu lihtsalt esmane mock-up, et mida me siis teeme, tähendab, me hindame ettevõtet, me prognoosime, mis tast võiks nagu saada ja tegelikult me avame ka 3. sektsiooni, kus siis ettevõtja ise, kasutaja võiks anda nagu mingisugust sisendit. Et ta saaks nagu sekkuda meie protsessi, öelda nagu sellele tehisintellektile, et vaata, et aga kui ma paneksin 1 kontori kinni, kui ma laseks 3 töötajat lahti, näiteks selle laenu ma refinantseeriks nendel tingimustel, et mis nagu saada. Et see 3. parempool annab nagu võimaluse tegelikult anda nagu sisendit. Et siis kui nagu me üritame kasutajaplatvormiga luua nagu silda tehisintellektiga nagu suhtlemiseks, mitte ta lihtsalt ei võta kuskilt andmeid, ei ütle midagi, aga ta tegelikult nagu sinuga suhtleb, ta annab sulle võimaluse kaasa rääkida, ta annab sulle võimaluse korrigeerida ja nagu ma näitasin enne nagu prognoose, et ta annab ka võimaluse prognoose siis vastavalt teha. Kogu selle süsteemi nagu vundament, kus see nagu pihta hakkas, olid nagu hoiatused. Et me anname nagu hoiatuse välja, kas me anname nagu hoiatuse, kas ettevõttel on midagi valesti, on palju valesti, nii edasi, et siin on nagu näha hetkel kasutaja vaade nii-öelda punasest hoiatusest, et meil oli nagu kerge hoiatus, keskmise taseme hoiatus ja raske taseme hoiatus, see on punane hoiatus. Me ütleme, et me hoiatame ettevõtet, et sul on sinuga nagu probleem, aga siis me nagu põhjendame, et mis on selle probleemi nagu sisu, et miks see on nagu väljendatud, ja miks me nagu arvame, et see on nagu probleem. Selles mõttes, mitte meie arvavad, ütleme siis tehisintellekt arvab, süsteem arvab, kuidas tehisintellekt on siis nende
seda nagu andmeid töödelnud, kuidas mida need mudelid on, nagu seal on mitmed mudelid, mis töötavad, on nad jõudnud järeldusele, et see ettevõte, kes konkreetselt seda asja nagu hetkel kasutab, kelle andmed on nagu sisendi, et on saanud nagu mingisuguse hoiatava signaali, et mis on selle nagu probleem. Et seda hoiatust töödeldakse ja töödelme selles mõttes, kuidas see hoiatuseni jõutakse, vaadatakse bilansse, vaadatakse kasumiaruanded, siin on nagu näidatud praegu nagu andmestriimina, et see sinine nagu näitab, kuidas ta nagu võtab järgmised andmeid umbes sekundilise nagu vahega, et ta saab nagu tegelikult seda andmesisendit saab süsteem ja siis ta pidevalt nagu kujundab oma arvamust. Selge on see, et praktilises reaalsuses me üritame küll liikuda võimalikult reaalaja majandusse oma asjaga, aga praktilises on see, et meil on majandusaasta aruanded, mis on aastase tsükliga ja mis seal viibivad oma tulekuga ja siis on meil sisendiks nagu igakuine nagu aruandlus, mis annab nagu ütleme mingit sisendit. Siin on nagu illustratsioon, kus masinal on antud ülesanne grupeerida ettevõtteid. Iga ring kujutab ühte ettevõtet, selle ringi värv tähendab midagi, on erinevat värvi hetkel, siis on nagu ringi, ütleme see raadius ütleb midagi, see ringi kuju ütleb midagi ja nüüd masin on saanud ülesande neid asju nagu grupeerida, et ta siin mängib nendega aga tegelikult, kui seda nüüd natuke rohkem süveneda, mis siin nagu toimub, siis ikkagi hakkab see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hakkab nagu otsast liikuma, see asi. Ja tegelikult see on nagu illustratsioon sellest, et masin küll grupeerib neid, paneb ühte kohta, paneb teise kohta, mängib neid ümber, aga kui me vaatame need numbrite järjekorda, siis ta on nagu kuskilt selle järjekorra nagu võtnud ja ta tegelikult nagu ei mängi. Ühesõnaga see, mida need ringid siin hetkel nagu näitavad, on see, et masin teeb nendega tööd, aga tegelikult me väga head tulemust siit nagu ei saa. Ehk miks ma selle illustratsioonis ja panin sellepärast, et näidata, ta siin mängib neid ümber, ta paneb neid erinevatest grupeeringust, et kui nagu mudel on liiga lihtne, et siis tegelikult nagu me ei saa tulemi. Et kui nagu minna nagu, ütleme nii-öelda masinõppe kursusele, teha esimene Pythonis esimene mudel valmis ja arvata, et see lahendab kogu oma maailma, siis tegelikult on nagu lahendab. Mida maailmas on mindud ChatGPT ja nad teevad väga võimsaid asju, nad treenivad neid aastaid, seal on väga võimsad superarvutitega ja siis saadakse nagu mingi tulemus. Aga ütleme, see tulemust on raske saada. Siin on nagu illustratsioon, mis näitab, et mille pärast seda tulemust on raske saada. Me ei räägi ei teksti siin töötlusest, mitte millegi, me räägime ettevõtte majandusandmetest. Ettevõtte majandusandmed on bilansi andmed ja kui ma nad nii-öelda taandan kolmesesse dimensiooni, siin on nagu näidatud, siis nad näevad välja umbes sellised. Mis tähendab seda, et ma võin seal ringiga nagu liikuda, seal on nii-öelda outlier, kes paiknevad nagu eemal, aga kui ma jooksen sealt sees, seal põhikoha peal, siis tegelikult nad on seal kõik nagu suhteliselt sarnavad. Ja masin on nüüd välja arvutada, et kes seal keskel on nagu hea, kes seal keskel on nagu halb, et see on tegelikult masinale tegelikult suur ülesanne ja ta tegelikult väga hästi ei saa sellega hakkama. Kuidas me nagu üritame seda probleemi lahendada? Me läheme natuke keerukama asja peale, mis on nüüd 21-dimensionaalne, toodud 3 dimensiooni ja nüüd siis nagu masin üritab seda andmestikku nagu tõlgendada, ta alguses mängib see nende andmetega ja nüüd mida rohkem ta läheb nagu staatikasse, ütleme selles, mida rohkem ta jääb nagu stabiilseks, seda rohkem ta ütleb, et ta jõuab need klastrid nagu leida. Et see, millest ma ka nagu alustasin, oli see, et me leiame nagu sarnaseid ettevõtteid, sarnaseid klastreid, leiame sarnaseid, et kes on kellegagi sarnased, näiteks, et turismiettevõtted, seal on sees ühel poolt lennundus, teiselt poolt konsultatsioonifirmad, et me leiame nagu sarnased. Ja nüüd ta otsib need sarnased kohad üles, kes on kellegagi sarnane, ja siis hakkab neile nagu hinnangut anda. Siis ma mängin nende andmetega, ma saan nendega teha, et see on nagu, kui mul eelmised ringid nagu näitasid seda, et ma ei jõua nagu tulemuseni, siis minnes nagu süsteemiga komplitseeritumaks, ma jõuan nagu tulemuseni ja ma tahan nagu seda illustreerida. Et tehisintellekt annab parema tulemus siis, kui sa tegelikult tõstad keerukusastet. Ja küsimus seda, et kuidas seda keerukusastet nagu kommunikeerida inimesele, mitte selle eelmise joonisega, vaid pigem siis selle vaatega, mida me nagu praegu näeme. Et me ütleme, et sa said nagu selle hoiatuse, aga siin me lööme siin keskel on nagu näha seda, et me lööme selle nagu tükkideks. Et sa said hoiatuse selle pärast, et sul näiteks lühiajaliste laenude osakaal on kasvanud, see on nagu tehniline, ja suudame seda öelda, miks see on kasvanud, siis me nagu käibeandmete pealt näeme, et me hindame, et
sinu klientide arv on nagu kahanenud, et aga see on alati hinnanguline, sa väga täpselt seda tegelikult ei näe. Ja siis me saame nagu erinevad, nagu seal on toodud 3 taset, sealt alati saab minna nagu põhjalikumaks, et öelda seda, et sul on tegelikult nagu probleem, aga siis vaatab, et me arvame, et probleem tuleb selles. Kogu see süsteem on hinnanguline ja mida me nagu alati plaanime nagu soovitada, see, et alati on võimalik kaasata konsultant, kes seda nagu vaatab süsteemi sisse, tõlgendab süsteemi, saab aru, mida süsteem räägib ja nagu aitab nagu kaasa mõelda. Et me ikkagi oleme selles mõttes nagu ebakindlad, et me ja arvestades eelkõige nagu andmevundamenti, me ei saa öelda, et me nagu oleme mingisugused absoluutsed tõevaldajad. Et me arvame, et meil on nii lahe tehisintellekti mudelite komplekt, me räägime mitmetest mudelitest, mis töötavad koos, et see suudab sulle täpselt öelda, et kes sa oled, mis sa teed, kuhu sa peaks minema, kuidas sa peaks minema. Seda me nagu ei suuda. Vähemalt me täna arvame, et me ei suuda, me pigem oleme konservatiivsed, et ettevõtja peab ikkagi ise tegema otsused ja ettevõtjal peab olema võimalus pöörduda konsultandi poole, saada sealt abi ja tulla siis nagu konsultandiga nagu mängu. Aga kogu mõte on see, et ma räägin ka mitmetest mudelitest, mitu mudelit on vaja sellepärast, et kui mul on üks supermudel, ta ütleb küll, et sul läheb nagu halvasti, ta võib öelda seda väga nagu spetsiifiliselt, aga tegelikult me ei tea, miks mudel jõudis sellele järeldusele. Et see on ka tehisintellekti puhul, eelkõige räägin tehisnärvivõrk, see on küsimus, et me väga täpselt ei tea alati. No siin on mul üks illustratsioon selle kohta, kuidas see nagu arvuti poolt nagu välja näeb. Et kui ma saadan nagu järelpärimise, ütleme siis arvuti pärib tehisintellekti käest, et kuule, ole hea, ütle midagi, siis hetkel ütles mulle, et mudel veel ei tööta. Ma üritan nagu jälle illustreerida seda, mis toimub arvuti sees, mis toimub selles mõttes siis nagu kasutaja vaates. Et ja nüüd ma nagu näitan seda süsteemi, mis siis nagu põhimõtteliselt ühendab siis nagu inimest ja ühendab siis seda tehisintellektsest aju. Siin ma näitan nüüd, et mida me talle näiteks lihtsustatud näide, et me saadame talle siis mingisuguse sisendi, praegu süsteem näitab sisendit, mida me saadame selle ja saame mingisuguse vastuse. Vastus on mingisuguse, ma räägin, et on lihtsustatud näide, aga me saame mingid kaks mingit numbrit, mingisugune 0, midagi, jah. Arvuti arvab meile, mudel arvab midagi. Nüüd, kui ma teist korda saadan selle, siis ta arvab natuke teistpidi, siis tehisnärvivõrgud on natuke öeldakse stohastilised, et iga kord nad võivad arvata natuke teistmoodi, nagu inimene arvab natuke teistmoodi iga kord, siis samuti ka tehisintellekt arvab natuke teistmoodi iga kord. Ja see on nüüd vaade sellest, et mida ma nagu tehniliselt arvuti kujul näen, eks ju. Ja see on see olukord, mida ma üritan siis nagu tõlgendada. Ja kui mul siin ütles enne süsteem ütles, et mudel on käivitanud, siis kui ma lasen uuesti, mul on seal get request ja mul on post request, üks käivitab mudelit, teine lihtsalt pärib. Ja nüüd ma saan nagu, kui ma uuesti get'i teen, mida ma enne tegin, nagu sain teada, et mudelid ei ole käivitanud, siis nüüd ma saan teada seda, et nagu mingisugused tulemused on olemas. No, siin ma saan veel näidata seda, et kui ma saadan nagu mingisuguseid ebapädevaid sisendeid masinale, ehk siis antud juhul ma jätan saatmata registrikoodi, see registrikood on mul lihtsalt näide, on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kohe number, aga põhimõtteliselt ta siis ütleb mulle, et jäi nagu registrikood puudu, kui ma saadan ilma registrikoodi. Miks ma näitan, et ühesõnaga, kogu selles süsteemis on siis 2 osa, on tehisintellekt, on siis inimene, kasutajaplatvorm on nende vahel, see, mida ma ette tagasi näitsin, on see, kuidas nad omavahel suhtlevad. Ja ma näitasin natuke seda, mida räägib nagu tehisintellekt ja siis praegu on jällegi ees, et mida räägib siis kasutajaplatvorm. Ehk siis hetkel me tahame jõuda nagu, et me arvame ettevõttest midagi, me selgitame, mida me arvame ja me tahame jõuda selle, et me ka soovitame midagi. Ja siin ta siis nagu soovitab midagi, et arvestades selles, et soovitus, mis on soovitus, ta diagnoosib ettevõtet, ta diagnoosib seda, mida ta arvas, nagu inimene nagu diagnoosib midagi, nagu arst diagnoosib patsienti, et me leiame, et on viga nagu selles, et näiteks me näeme, et lühiajalised võlgnemused on väga kiirelt kasvanud, lühiajalised laenud on probleemiks, et siis me ütleme, et see on nagu probleem, et seda võiks nagu vähendada. Teine asi me ütleme, et kui me näeme klientide kadu, me ütleme, et turg on ära minemas,
aga nende soovitustega on ka see asi, et jällegi tegemist on ikkagi tehisintellektiga, see on meeletult kiirelt arenev maailm, nagu siin enda oli ka juttu, et piduriks on ka inimene, aga tegelikult on see, et me peame ikkagi tulema nagu, me oleme täna ikkagi seisukohal, et ta saab olla nagu abimees. Ta ei ole see, kellele 100% nagu toetud, ta ei ole see, kes sind nagu lükkab, ta ei ole see, kes on absoluutselt tõeline monopol. Seda tehisintellekt täna ei ole, vähemalt selle tasemel mitte, mida meie üritame teha, mida siin nagu üldmaailmas nagu avalikult nagu näha on. Ta on ikkagi nagu arvuti tuli appi inimesele, omal ajal arvuti ka, et arvuti teeb kõik ära, kui arvuti areneb, täna me kasutame Wordi, Excelit, ta väga palju on abiks, me enam ei kirjuta käsitsi, me kirjutame arvutiga, me saadame e-maili, me ei saada kirju, aga arvuti on ikkagi abi, samuti on tehisintellekt ikkagi abi, ta soovitab meelde, diagnoosib ettevõtet, aga see disclaimer või see seisukoht, mida me ütleme, on see, et kindlasti otsuseid teeb ettevõtja ise, ta vaatab seda soovitust, mida ta näidab, ta kasutab konsultantina, mida me soovitame, aga see on ikkagi nagu, ütleme, me siiski ei taandaks nagu inimest. Ja see, mida mina üritan nagu näha, et ütleme, meie väljakutse, üks väljakutsetest on nagu see, et kuidas me ehitame kasutajaplatvormi, selles mõttes nagu siis tehisintellekti, kes siis teeb seal oma arvutusi, kasutab oma mudeleid, näitab ja siis nagu inimese vahele. Et see on nagu, üks asi on see, et meil on lahe mudel, mis lahedaid asju ütleb, aga kui see lahe mudel reaalse ettevõtja, reaalsel töölaeval nagu pöörleb, see on tore vaheldus, aga mul on vaja reaalseid asju lahendada, mul on reaalne töö teha, mul on vaja klientidega tegeleda, et ma vajan nagu reaalset abi. Ja see kasutajaplatvorm peaks olema see, kes annab meile selle nagu reaalse abi ja toob ta sealt nagu ilusti välja. Et selline lähtenurk. Jaa, aitäh Jaan põneva ettekande eest. Natuke, et oleks nagu Matrixist tagasi astunud reaalsesse maailma, tundub see, eks ole, võib-olla paljudele. Aga mõned küsimused, kallid vaatajad ei ole meile esitanud neid, aga mul siin mõni on. Kas ma saan õigesti aru, et see tööriist võimaldab siis reaalajas mitte ainult ennast vastu neid andmeid võrrelda, vaid ka võrrelda ennast teiste sama sektori ettevõtet? Ja, täpselt nii see on. Et ma saan nagu alati ka panna omapoolsest sisendit ja ütleme, kui ma olen selline nagu olen, eks ju, ja siis ma võrdlen, aga kui ma nüüd natuke muudaks ennast, võtaks mingisuguseid samme ette, et milline ma siis oleks võrreldes teistega. Kas ma saan siis välja filtreerida ka nii, et näiteks käibe suurus töötajate arvu tegutsemise regiooni järgi, näiteks, et Lõuna-Eesti puidutööstuse ettevõtetel samasugustel nagu mina või ütleme, majatootjatel on selline seis nagu minul praegu? Jah, see on õige, aga küsimus, et alati seda sektorite nagu määratlemine, et kuidas me lähtume MTAP-koodist ja küsib selles, et milline on, mis on turism, eks ju. Turism on praegu tegelikult defineeritud väga laialt, eks ju. Küsimus, me katsume seda defineerida täpsemalt, kas sa oled turismibüroo 3 töötajaga või sa oled ka lennufirma, või sa oled ka hotell, kõik on turism, eks ju. Või siis ettevõtja teeb nagu hunt kriimsilm 7 asja või 9 asja 10 nälg, eks ole, ja siis ei teagi lõpuks, et mis valdkonna ettevõtted on. Ja lõpuks on see, et ma lõpuks, kui ma majandusaastat aruannet esitan, siis ma kirjutan sinna selle MTAK-i tähendab. Tegelikult ma tegin seda äri, tegin toda äri ja võib-olla kas see MTAK mind kirjeldab või kirjeldavad. See on see reaalne probleem, maailm, millega me vastandame. Et teoorias on nagu kõik väga hea, kui sa hakkad nagu tegema seda asja, et siis on nagu asi läheb märksa keerulisemaks. Just. Aitäh. Ja viimane küsimus, et väga paljuski andmetega tegeleb ettevõttes finantsjuht ja raamatupidaja ja ettevõtte juhatuse liikmed tegutsevad nii-öelda praktilised käed masinas asjadega. Kas ja kuidas nendele andmetele on tulevikus plaanis, et kas saab ligi ka ainult raamatupidaja või ainult juhatuse liiga omanik? Ei, selles mõttes, et me lähtame nagu õiguskeskkonnast, tähendab, et juhatuse liikmel on õigus ja tal on õigus nagu volitada, tähendab, eks, et pigem ikkagi hakkab juhatuse liige juurde päädema ja kui ta volitab oma raamatupidajad, kes ei ole näiteks juhatuse liige, siis ta raamatupidaja, kui ta volitab kolmandaid isikud, volitab, siis saab kolmandaid isikud, keda ta iganes volitab ja siis on küsimus selles, et põhimõtteliselt tekib ka, me kaalume ka varianti, et oleks võimalik nagu neid andmeid nagu avalikult jagada ja me saaks nagu natuke laiemalt kasutada. Just. Aga selles mõttes see kõik tuleb üldises seadusraamistikust, et täna me räägime, et juhatuse liige näeb oma andmeid ja kui ta tahab neid jagada, siis ta jagab kas raamatupidaja, kolmanda isikule iganes. Selge. Aitäh, Jaan, veel kord ja meie lähme edasi juba järgmise ettekandega. Suur tänu! Vahepeal tuli ka kommentaar, et toredad visuaalid, aga mis sellest kasu on, et võib täiesti puusse panna
ja et soovituste andmine on libe tee, ehk siis me jõuame ettevõtete AI-ni palju lähemale kui praegu. Olen nõus sellega, et soovitustesse tuleb suhtuda ettevaatlikult, aga järgmine esineja on selle teemaga tõsisemalt tegelenud. Kristjan Jansons räägib teemal, mida tehisintellektiga teha, mida mitte tuleviku suunad. Kristjan on ettevõtte MindTitan tegevjuht ja üks asutajatest, on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli mehhatroonika ja arvutiteaduse erialal ja magistrikraadi saanud Tartu Ülikoolist arvutiteaduse ja masinõppe valdkonnas. Seejärel töötas Milrem Robotics autonoomsete sõiduvahendite tiimijuhina, tal on serveriparkide, intelligentsite süsteemide ehitamise, robotite, arvutinägemise ja pildituvastuse valdkonna kogemus. Idufirma MindTitan aitab firmadel ja organisatsioonidel lahendada erinevaid äriprobleeme, ehitades andmete abil neil tehisintellekti mudeleid, mis on tööprotsesse automatiseerivad või kiirendavad. Seega on Kristjan just õige inimene seda teemat jätkama. Tere tulemast, Kristjan! Räägin täna sellest, et mida teha, kuidas üldse tehisintellektist mõelda, mida mitte teha ja natuke tulevikust ka. Vaatame. Siin klikker hetkel veel väga ei tööta. Aga võib-olla varsti. Nii, et mida üldse siis MindTitan teeb? Et jah, ühtpidi tehisintellekt, aga kui vaadata siin pildile, siis see parempoolne, see AI model development, see tehisintellekti lahendus on mingis mõttes niisugune pisikosa, kuigi ülikriitiline osa, sest selleks, et neid tehisintellekti lahendusi teha, sul ongi tegelikult kõigepealt paika panna, mis see strateegia on, mis see kasutusjuhud on, kas andmetega on kõik korras ja kuidas seda tehisintellekti lahendust ise tegelikult kasutada, ehk siis selleks, et seda kasutada, sul peab mingi aplikatsioon olema, selleks seda efektiivselt arendada, sul peab selleks MLOps üles seatud olema ja nii edasi. Ja mida me teinud oleme, et üle 100 projekti, ehk siis on suhteliselt raske leida projekte, mille sarnased me ei ole üldse teinud. Oleme väga uhked enda edukuse määra üle, et 85%, et nii-öelda Gartner ütleb, et 85% pigem ebaõnnestuvad, sest neid komistuskive on lihtsalt väga palju, ehk siis kui on 85% edukus, siis ju siis midagi teeme õigesti ka. Omajagu riik juba, kus oleme tegutsenud, Eestis oleme kindlasti uhked selle üle, et aitasime tehisintellekti strateegiat ellu viia ning Gartner on ka meid tunnustanud. Aga kuidas siis üldse sellest tehisintellektist mõelda, et siin on hästi palju mõisteid, et ongi tehisintellekt või siis eesti keeles öeldakse ka kratt või masinõppe või süvaõppe või andmeteadus, et kuigi need ei ole ilmselgelt üks ja sama asi, siis teistpidi see ei ole nagu nii oluline, mis nende väga spetsiifiline vahe on, vaid neid võib enda praktikas kasutada üsna ära vahetatavalt, sest see enda maagia toimub seal, kus see masinõppe ja andmeteadus ja tehisintellekt kokku saavad, ehk siis see ühisus on nendel kolmel, et need erinevused ei ole enda kõige olulisemad, kindlasti teadlased vaidleksid vastu, aga igapäevaselt ärilises mõistes see vahe ei olegi nii oluline. Aga kuidas seda siis teha? Okei, võtame andmed, et täna ka on ettevõtete andmepõhine juhtimine, et kuidas seda teha, et andmeid ilmselt on vaja selleks, et tehisintellekti rakendada, siis saame midagi veel ja siis saamegi sealt kasumi. Ja mis see küsimärk siin on, et 3 küsimärki, et see ei ole tegelikult üldse nii keeruline, kui minna praktikasse. Loomulikult need detailid, kuidas seda tehniliselt ellu viia, need on rasked, aga erilised pooled ei pea, ütleme nii, et üle mõtlema. Mida veel meeles pidada on see, et meil on endiselt kitsas AI, ehk siis AI, mis oskab lahendada ainult ühte ülesannet, niisugune AI, mis on general AI, mis võib erinevaid ülesandeid lahendada, või super AI, mis teeb üldse asju paremini kui inimene, et seal me ei ole, me oleme sellest väga kaugel, isegi see äge ChatGPT ei ole seal, et hoiame fookust ja mõtleme ainult sellest kitsast AI-st, mis oskab teha ainult ühte asja ja mitte midagi muud. Et selles mõttes ta on üsna rumal. Ja mis veel edasi on see, et juhendatud masinõppe, et ütleme 90+% kasulikest AI kasutusjuhtidest tegelikult taandub sellele juhendatud masinõppele, ehk siis
masinõppele, kus me oleme andnud mingi hunniku näited ette, mis võib olla niisugune veidi tobe asi nagu piltidelt, ma ei tea, kasside koerte tuvastamine ja siis ta õpib ennustama, et uute piltide pealt, et noh, mis seal on. Aga ilmselgelt need andmed, mida siin kasutada, võivad olla väga teistsugused, need võivad olla ka tekstilised andmed, ehk siis tekstist õpime midagi ära tuvastama, need võivad olla mingid andmebaasi andmed, mingit väärtust õpime ära tuvastama, ehk siis lõpuks see äriprobleem, see taandub sellele, et kas me suudame seda äriprobleemi sõnastada millegi klassifitseerimisena või regressioonile, ehk siis numbrilise väärtuse ennustamisele. Et nii lihtne see tegelikult ongi. Nüüd küsimus on, kas sa suudad seda äriprobleemi selliselt sõnastada. Tuleb välja, et enamusi see pigem on võimalik, seda on võimalik lihtsustada, seda on võimalik natuke teistmoodi teha ja läbi selle nii-öelda jõuda millegi kasulikuni. Ja kuidas siis automatiseerida või kuidas sellest mõelda, sest lõpuks need ülesanded siin, nad on mingisugune osa sellest automatiseerimisest. Et tegelikult on lihtne, kui lihtsalt lahendust ei ole, aga intuitiivselt tunned, et see lahendus on andmetes, siis ongi aeg mõelda, et okei, äkki peaks edasi mõtlema, et mis see lihtne lahendus ei ole. Et kui tegelikult piisab lihtsalt sellest, et panna kuskile dashboardile numbreid jooksma ja nende vaatamine nende lahendab probleemi, siis ei ole vaja midagi keerulisemat. Või kui sa vaatad andmeid ja suudad sealt mõned reeglid lahti kirjutada, mis tegelikult su vajadus ära täidavad, siis jällegi ei ole vaja midagi keerulisemat mõelda. Aga kui see lihtne lahendus ei toimi või see ei ole optimaalne, siis ikka tuleks mõelda, et äkki ikkagi mõtleme selle aja peale ka. Loomulikult see asi, mida tahta automatiseerida, see peaks korduma piisavalt tihti, kui miskon kord aastas juhtub, pole mõtet. Ja need mustrid, mis seal on, et need peaksid olema keerulised selles mõttes, et sinu jaoks need võivad olla keerulised inimese jaoks, kuna need andmed võib olla lihtsalt väga palju, väga paljudes allikates, et seosed võib olla väga keerulised, küll aga masinale nende seoste üles leidmine on palju lihtsam kui sulle. Ja loomulikult see protsess ise peab tekitama neid andmeid. Et kuidas ma ütlen, kui need andmed ei ole hetkel, see ei ole katastroof, võib-olla on andmeid võimalik koguda, küll aga kui see protsess andmete tekitamiseks või kvaliteetsete andmete tekitamiseks on väga keeruline, siis siin jällegi tuleb mõelda, et mida me teha saame, kas me saame seda andmete tekitamise protsessi parendada või see on mingisugune teine lahendus. Ja samuti see talupoja mõistust ei ole nii-öelda vaja, sest kuna see oli, nagu enne öeldes, see kitsas AI, mis oskab teha ainult ühte asja, siis ei tasu eeldada, nagu see AI oleks nutikas. Ei saa eeldada, et ta võtab selle teise asja ka veits välja. Et ta on ikkagi väga rumal selles mõttes, et tasub anda ainult lihtsad ülesanded ja ainult ühte ülesandet. Nii, natuke teine loom on siis ChatGPT ja üldiselt generatiivne AI, et see on natuke teine loom võrreldes siis selle juhendatud masinõppega, et generatiivne AI või siis täpsemalt ChatGPT genereerib siis uusi sõnu eelnevate sõnade põhjal. Ja nii lihtne see tegelikult ongi, et seal ei toimu mingit nii-öelda tegelikku mõtlemist, küll aga tuleb välja, et kui piisavalt paljude andmetega sellist mudelit treenida, siis väga tihti sealt tuleb ka kasulikku väljundit, küll aga seal nii-öelda päris mõtlemist, kui sellist ei toimu. Aga selle nii-öelda tugevus ja nõrkus on ka see, et ta suudab genereerida, aga ta võib genereerida täielikku jama, et seda tuleb aktsepteerida ja see ei kao kuhugi. Et ei ole nii, et kui meil hetkel on ChatGPT versioon 4 väljas, et versioon 5-ga see nagu kaob ära, et seda ei juhtu, et seda ei saa eeldada, et see nii-öelda vea hulk võib väheneda ajas, aga ta ei kao ära, et see on nii-öelda süsteemi osa, ütleme niimoodi. Ja kuidas seda siis kasutada? Loomulikult, kui sa saad sellist väljundit kasutada, siis loomulikult imeline kasuta. Ja kui sul on selle vigade tegelemiseks, kuna seda jama võib sealt tulla, sul on selleks mingisugune lahendus, selleks lahenduseks võib olla lihtsalt see, et keegi vaatab väljundi üle, siis jällegi muidugi kasuta. Aga kui seda vigadega või genereeritud jamaga tegelemiseks head optimaalset lahendust ei ole,
siis tegelikult on tegu tupikteega, et see ei kao sealt ära. Ja jääda sinna reegleid kirjutama, kuidas sellega nii-öelda hakkama saada, see jälle ei pruugi olla realistlik lahendus. Ja kui see risk, et seda jama genereerida, see ei ole sulle aktsepteeritav, siis jällegi pigem mitte kasutada, sest lihtsalt, mis ma ütlen, nagu ennegi öeldud, sa ei saa seda sealt täielikult välja ja kui see on ärikriitiliselt oluline, et seal ei oleks mingisugust jama sees, siis pole mõtet tõenäoliselt proovida. Nii, aga kuidas siis jõuda selle mõttes selle 85% edukuseni, et selle asemelt võib-olla mõelda, et mida teha, on kohati veelgi olulisem mõelda, et mida mitte teha. Et siis kutsun neid anti-patterniteks, ehk siis nii-öelda tundub algul hea mõte ja need tehakse tihti, aga kahjuks enamasti teeb rohkem kahju kui kasu. Et siin neid on tegelikult rohkemgi, aga olen need kõige popimad välja toonud. Esimene on siis see, et see AI lahendab selle millegi kuidagi, et nii-öelda minnakse õhinapõhiselt tegema, mis ühtpidi on nii-öelda tubli, tuleb kuskilt alustada, aga samas on küsimus, et miks me teeme seda, kas see, mida me tahame teha, kas see on üldse realistlik, kas keegi on üldse defineerinud, mis see äriline kasu seal oleks, ega me seda ainult nii-öelda FOMO pärast ei tee, et teised ju teevad, äkki peaks ka tegema, et ikkagi iga kasutusjuht, mida minnakse tegema, seda saab konkreetselt defineerida ja alles siis hakata seda tegema. Ehk siis selleks, et olla edukas äriprojektides, jah, sul on vaja seda nii-öelda tugevat arendustiimi, seda AI kompetentsi või üldiselt IT kompetentsi ja paremal pool on siis nii-öelda äriline teadmus ja see saab tulla ainult nii-öelda seespoolt, see peab äri poolt tulema. Keegi peab ütlema, mida me ikkagi tahame teha, et sellest nii-öelda pääsu ei ole. Et jah, võib alguses nii-öelda mõtteid põrgatada teistega, et mis te üldse arvata, mis on võimalik, aga lõpuks see peab nii-öelda äri poolt, seest poolt tulema. Siis teine on see, et vaatame andmetele otsa ja siis vaatame, mida teha saab. Et mingi piirini, see on tegelikult isegi okei, aga üks hetk tuleks ikkagi nii-öelda meeles pidada, et millega me tegeleme, et kas me teeme siis vasakpoolne, mis on siis andmed eelkõige lähenemine, ehk siis nii-öelda me võtame andmed, defineerime alles siis probleemid ja siis rakendame AI-d, ehk siis see on see, mida mina ütleks, et pigem mitte teha või teha ainult lühikest aega, kui sa tõesti ei tea üldse, mis sul seal andmetes üldse toimub ja mis üldse oleks võimalik. Aga kui sa nii-öelda saadad andmeteadlased, kes need andmetega töötavad andmetele peale, siis uskuge mind, nad leiavad igasuguseid asju sealt, aga see, kas on ka kasulik, see on nii-öelda palju tõsisem küsimus, et väga lihtne on minna andmetesse ja hakata sealt midagi kaevama, aga see peab see äripool ikkagi kaasas olema, kes ütleb, kas see on kasulik ka või mitte, sest andmeteadlasel lihtsalt on seda raske hinnata, sest see, kus äriline kasu tuleb, see võib olla hoopis teistsugune äriline valem, mida ta ei oska arvesse võtta. Ehk siis pigem, mida teha, on see parempoolne lähenemine, ehk siis probleemid eelkõige, ehk siis see on ikka tsükkel probleemide defineerimise vahel, AI rakendamise vahel ja andmete kasutamise vahel. Et see on mitu tsüklit, kus vaatame, mis probleemid on, vaatame andmeid, proovime AI-ga midagi teha, valideerime tulemusi, need tulemused on kas head või mitte, võib-olla alustame täitsa algusest, võib-olla vaatame, et tegelikult see, mida me tahtsime lahendada, ei ole tegelikult see ja üks hetk me jõuame selle lahenduseni, mis toob ka lõpuks kasu selles mõttes. Nii, et teeme kõigepealt andmed korda ja seejärel alles alustame AI-projektiga. Et see on ka tihtipeale miski, millest nii-öelda mõeldakse, aga seal on ka omad ohud, sest ühtpidi on väga õilis teha andmed korda. See on loomulikult õige, küll aga küsimus on, et millal. Et see murekoht on siin lihtsalt selles, et see on nagu põhjus, miks ka meil siin selles nii-öelda võtmed kätte AI lahenduste puhul on see data collection, data labeling ja data engineering, siis kõik see andmetega seondav on välja toodud, on selle tõttu, et jah, need andmed tuleb korda teha, aga kui sa teed seda enne projekti, siis on väga lihtne teha seda veidi valesti korda.
mis võib viia selleni, et tehakse turboprojekti, et teha andmed korda ja siis hakkame seda AI-d tegema ja siis teeme uuesti andmed korda, ehk siis see nii-öelda kulu võib olla selles mõttes topelt. Nii, aga noh, kui meil ikkagi neid andmeid on, siis palkame selle andmeteadlase. Jah, on kindlasti nii-öelda ühtpidi mõistlik, aga teisalt tuleb arvestada, et see nii-öelda masinõppe osa seal on hästi pisike. Et see andmeteadlane üksi seal jääb selles mõttes hätta, et seal on palju teisi asju, mis toetavad tema tööd, ehk siis üksik andmeteadlane ei pruugi seal nii-öelda võiduni jõuda, sest ta tegelikult ei saa efektiivselt tööd teha. Okei, kui hästi viis on, siis palkame terve tiimi. Üks asi on selles, et selle tiimi üles ehitamine lihtsalt väga keeruline ja raske töö ja aeganõudev. Väga raske on valideerida seda tiimi, kui sa ise seda valdkonda ei tea, küll aga ütleme, et sa saad sellega hakkama. Aga siis on järgmine probleem, on selles, et kui tavaline tarkvaraarendus töötab nii, et mida aeg edasi, seda keeruliseks läheb see süsteem, seda rohkem sul tegelikult on vaja seda nii-öelda ajujõudu sinna taha, mis muudkui mõtleb, et kuidas me seda asja edasi arendame, kuidas me seda asja hooldame, siis AI-ga on selles mõttes loogika teistpidi, et see raskuskese on just alguses ja hiljem on see vähem. Ehk siis, kui sa palkad terve tiimi, ehitad selle valmis, siis mida nad nagu hiljem teevad, kui see valmis on. Et seal ei ole tegelikult nii palju teha. Jah, siin on erandeid, kus tõesti neid äärejuhte on nii palju või ma ei tea, teed mingit traaktiskaaret, kus sa jäädki avastama neid ravimeid või isesõitav auto, kus sul tõesti neid äärejuhtu, mida lahendada on lihtsalt nii kolossaalselt palju, et seal tõesti sellel on mõte. Küll aga enamikel juhtudel mina väidan, et seda vajadust lihtsalt tegelikult ei ole. Teeme siis kohe selle rakendusega valmis, sest AI on mingisugune komponent selles rakenduses. Et siin see lihtsalt see oht on selles, et jah, seda võib nii-öelda teha, küll aga siin tuleb, seda võiks teha alles siis, kui me teame, et see AI töötab. Sest muidu on väga lihtne võib-olla teha midagi sellist, et sa teed see rakenduse valmis, aga see AI ei tee päris täpselt seda asja nii hästi, kui sa lootsid, ja siis sa pead selle tõttu selle äriloogika ümber tegema või äärmuslikul juhul võib tulla välja, et see AI lihtsalt ei tööta piisavalt hästi ja selle rakendusel ei olnud mitte mingit mõtet, et kahjuks ka seda juhtub. Aga toesu minna ka teise äärmusesse, et üldse mitte mõelda, et mis siis juhtub, kui AI töötab, sest on ka selliseid projekte, kus AI saab valmis, aga siis ei suudeta seda tegelikult ellu viia, seda ei suudeta kas teistesse rakendusse integreerida või lihtsalt see change management, et inimesed teeksid tööd teistmoodi, ei lähe läbi, ehk siis seal nii-öelda nagu enne näidatud slaidil, et see peab olema see tahe implementeerida, sest muidu see ei ole lihtsalt võimalik. Ja kuidas siis edukas olla ja mida siis tulevik toob, et kuidas edukas olla, lihtne, sul on see probleem, kus võti selle lahenduseks võiks olla andmetes, siis loomulikult tee, ega siin muud keerulist asja ei ole, küll aga kui sa oled seal kohas, siis konsulteeri nendega, kes neid süsteeme tegelikult teevad ka, sest muidu on väga lihtne minna nii-öelda võib-olla enda juurde, kes ei ole neid asju teinud ja annavad sulle natukene vale nõu ja see pidev koostöö siis selle arenduse ja äri vahel on ülioluline. Ja tulevikus kindlasti AI ja inimene töötavad koos, et see märksõna siin human in the loop, et AI annab soovitusi, kuidas teha, siis kindlasti on palju ülesanded, mis varem lihtsalt ei olnud inimeste poolt üksi tehes võimalikud, küll aga tuleb meeles pidada ülesanded, kus nii-öelda AI võtaks kogu töö ära, neid on ikkagi väga vähe, et üldiselt see on ikkagi väga spetsiifilised ülesanded kogu selles tööprotsessis, mis pigem on hea, sest on üldiselt pigem sellised tüütud asjad, mida AI suudab teha ja tahab teha ja inimesed tihtipeale ei tahagi neid asju teha või ei tee neid hästi. Ja mingil kuul ka regulatsioon tuleb, ehk siis olge tulevikus valmis veidi siis paberimajandust rohkem ajama sel teemal. Ja mida veel, siis viimasena meelde, et see potentsiaal on meeletu, aga samas AI haamriga neid naelu ka ei ole mõtet otsida, sest
kasutusjuhte on igas organisatsioonis, aga neid ei ole nii-öelda lõputu arv. See on ikkagi väga konkreetselt tegu automatiseerimisega, ehk siis tulebki mõelda, kus on need loogilised kohad, kus on võimalik automatiseerida ja kas AI sobiks selle asja automatiseerimiseks. Ja ning jah, neid riske on, aga ei tasu sinna kinni jääda, sest seda nii-öelda positiivne mõju on üldiselt veel suurem kui need riskid. Küll aga loomulikult tasu neid riske nagu ära unustada, aga kõige olulisem ikkagi alustada ja nii ongi. Vot. Aitäh, Kristjan, põneva ettekande eest, jõudsime palju lähemale nüüd konkreetsetele ettevõtetele. On tulnud ka küsimused. Üks küsimus näiteks selline, kas AI suudab ise üles leida probleemi, selle täpselt tuvastada ja defineerida ning ise pakkuda lahendusi ning isegi ära lahendada. Nüüd päris mitu küsimust ühes küsimuses koos. Võtame see number 2 siis. Number 2 oli see, eks? Ütleme pigem ei, et selles mõttes, et kui me räägime ChatGPT-st, jah, sa võid saada nende mõtteid põrgatada ja see on nii-öelda okei. Sa võid tal lasta ka isegi andmeid analüüsida, ka sealt võib igasuguseid nii-öelda asju välja tulla, aga üldiselt on ikkagi nii, et küsimusi, mis vajavad lahendust, sa pead need ikkagi ise välja mõtlema, sest muidu tõenäoliselt saad midagi väga, väga ebaoptimaalset või kummalist, et sellega võib eksperimenteerida loomulikult, aga sa pead ise ikkagi seda väljundit väga tugevalt valideerima ja ise nii-öelda juurde küsima, aga miks mitte lasta siis sellel ChatGPT-l kaasa mõelda? Jah, et kui tuua võrdlus meditsiiniga, siis meditsiin on täna nii hästi arenenud, et meist igal ühele võib mingisuguse diagnoosi panna, aga kui sa ise ei tunne seda elukvaliteeti, kui ei mõjuta, siis ära endale haigusi ise välja mõtle, et ühesõnaga sõnasta see probleem, mis on päriselt olemas. Selline küsimus, paljud on väitnud, et GPT on muutunud rumalaks, seda on tõestanud ka mõned uuringud, kus on lastud lahendada ülesanded enne ja praegu. Ja üks artikkel rääkis sellest, et GPT muutub rumalamaks, sest iseenesest on nii palju, lõpuks kukub raskusel kokku. Et vastab see teoreetiliselt tõele on küsimus, aga sa, osaliselt sa natuke juba vastasid sellele, ütlesid, et siis need erinevad standardid selles tehisarus, aga kuidas kommenteerid? Ütleme selle OpenAI poolt see arendatud ChatGPT, OpenAI nagu nimi ütleb, tegelikult on ekslik, et ta ei ole üldse avatud, selles mõttes, et ega me 100% täpselt ei tea, kuidas see ChatGPT toimib, meil on küll aimus, mis on nii-öelda teoreetiline baas seal on, selle põhjal vähemalt teoorias ta ei tohiks nii-öelda rumalaks muutuma, aga kindlasti seal masinapis üldiselt on selline garbage in, garbage out, et see probleem on, küll aga need testid, mis siin on tehtud ja need uuringud, et tean, küll aga ma ei oleks 100% kindel, kas siin on asi selles, et ta muutub päriselt rumalamaks, vaid võib-olla nad püüavad siin natuke lõhki lüüa. See on minu teooria, et selles mõttes, et selle asemel sul on üks ChatGPT, sul on võib-olla tulevikus legal GPT, sul on võib-olla medical GPT, et äriliselt võib-olla nad püüavad seda lahku lüüa, mis siis võib luua efekte, et kus ta kohati oskab rumalamalt vastata, sest võib-olla keegi tahab, et võtta see teine subscription sinna juurde, et need legal küsimusi, et ma sain aru, et see on legal küsimus või juriidiline küsimus, et küsin nüüd seda sellelt legal GPT-lt hoopis, et siin on võib-olla teised asjad mängus ka, mitte lihtsalt see, et ta päriselt on rumalam, vaid võib-olla seal taustal tehakse mingeid muid liigutusi. Jah, et kui me mõtleme 10 aastat tagasi, kui Alexa tuli, siis see üldse küll kuidagi rumal ei tulnud. Rääkisid, et hei Alexa ja tee mulle seda, teist ja kolmandat, täna on vali muusikat, vali pilte, vali marsruute, vali kõiki asju ja siis meile tundub järsku, et see on nagu juba rumal, eks ole, et meie enda ootused sellele vahendile ka kasvavad muidugi, aga see on nüüd metsik rahaga muidugi sinna, mis nende suurte korporatsioonide poolt sisse pannakse, nii et arvata, et see asi rumalamaks läheb, on, ma arvan, põhjendamatu. Selline küsimus, milliseid AI lahendusi ise kasutad ja mille jaoks? Siin on tegelikult hea sissejuhatus tegelikult, et siin nagu sõltubki see, et mis see, mida me peame nagu AI-ks, et mingid asjad muutuvad nii tavaliseks, et ma ei tea, ma selles mõttes, et googlesin selle koha kohta, kus me praegu oleme, Google'i otsingumootor on AI, tahtsin siia sõita, kaua aega võtab jälle AI,
et aga noh, ma ei tea, kui me äriliselt võtame, siis ma ei tea, kas emailide jaoks niisugune asi nagu Sanebox, siis aitab mul emailides kiiremini hakkama saada, nii-öelda kategoriseerib neid, siis nii-öelda erinevate tekstidega töötamiseks on erinevaid lahendusi, mida ma kasutan, aga noh, ütleme, ta natukene on kindlasti nagu sellel kingsepal, et nii-öelda teistele teeme rohkem kui endale, et see on nagu veits paratamatu, aga noh, mis me teistele teeme, see on nagu väga teine. Järgmine küsimus puudutab andmete üleslaadimist, üldse tegelikult andmete õigusi, see on nagu laiem teema üldse, et noh, kui ma annan ligipääsu oma andmetele, siis kelle omaks nad sinna saavad ja küsimus kõlab, kas andmete üleslaadimine GPT-sse, Bardi ja nii edasi on mõistlik? On meil teada, mida nad nende andmetega teha võivad? No võib-olla ühe kommentaarina on see, et sa peaksid saama seal märkida, kui sa ei taha, et sinu andmeid kasutatakse, et see on variant, küll aga noh, ütleme nii, et ma loomulikult kindlasti soovita kellelegi sinna, ma ei tea, enda personaalseid andmeid, nagu mingi, mina ei tea, meditsiini andmeid sinna üles laadida, et sest noh, see on tõesti see, et noh, neid lihtsalt ei ole ükskõik kuhu mõistlik jagada, et mulle tuleb siin nagu mõistlikkuse printsiip nagu kehtib, küll aga noh, ma üle ka ei muretseks, et noh, kui me kas mõtleme, et kohad, kus GPT-st on kasu, siis noh, tegelikult me kõik kaudselt võidame sellest. Et ma ei tea, kui ta on paljude veebilehtedelt info kokku kogunud või ma ei tea, toodet, ma ei tea, selle puldi manuaali ka sisse söönud endale ja nüüd ma saan küsida talt, et kuule, kuidas selle puldiga nagu tööd peaks tegema, et noh, me tegelikult kõik võidame sellest, on ju, et siin tuleks lihtsalt mõelda, et mis see nii-öelda, noh, kas seal on mingi võit või mitte, et kui see on mingi suvaline lugu, millest keegi ei võida ja seal on sinu isiklikud andmed, siis noh, tõenäoliselt see ei ole mõistlik, aga kui on üldiselt kõigile võiks kasulikud olla, siis noh, võib-olla ei tasuks kitsi olla, et see on nagu no just, et nagu sa tõid näite, et kasutad noh, näiteks Waze'i kuskile kohale jõudmiseks, siis need andmed, mida sa jagad selle rakendusega, on ju sinu enda andmed selle kohta, kust ja kuhu sa liigud, mis kiirusega sa liigud, eks ole, täna oluline teema keskmiste kiiruste ja mõõtmise raames, ja mida ta nendega teha võib. No tegelikult, kui sa ajad kuskil hummikusse, siis tegelikult teeb ta ju seda, et pakub teistele sõitjatele seda, et no, selle koha peal on ummik ja noh, pakub möödasõidu tee sellest ummikust, nii et seal on plusse ja miinuseid. Ühest küljest tuleb siis, ei maksa paranoiliseks muutuda ja teisest küljest tasub nagu mõelda sellele, et oma personaalseid isikuandmeid ärge jagage. Aga veel üheks küsimuseks on siin aega ja sa kasutasid ühte sellist akronüümi FOMO, Fear of Missing Out, ehk ilma jäämise hirm. Et noh, see on nagu väga paljude ettevõtete seas täna küsimus ongi, et kas sellest on kasu, kuhu see areneb, kuidas mina sellest võiksin võita, siis olen ma siis väike ettevõtte, keskmise suurusega ettevõtte ja lausa startija, nagu siin enne üks küsimus oli. Et võib-olla mu küsimus siit, et millised need ettevõtted peaksid olema, kes siis üldse mõtlevad täna sellele ja kui ma mõtlen sellele, siis kuidas ma peaksin mõtlema nendest andmetest, mis meil täna juba olemas on, sest kõikidel ettevõtetel on mingid andmed. Kui suur see ettevõte peaks olema kõigepealt? No siin oli päris palju. Ühesõnaga, kasutujuhte, ma arvan, et on väga paljudes ettevõtetes, mitte kõigis, neid kasutujuhte ei ole lõputult, aga siin tuleb mõelda, et noh, lõpuks on automatiseerimine, nii kas mul on need sellised töövood, kus automatiseerimine oleks mõistlik ja kas selle automatiseerimiseks sobiks siis AI, ehk siis kas see, mis ma siin rääkisin, see juhendatud masinõppe, kas see asi, mida mul on seal töövoos vaja automatiseerida, kas see on mingi asja klassifitseerimine või see on mingisugune numbrilise väärtuse ennustamine, mis on ka see klassifitseerimine. See võib olla mingi teksti klassifitseerimise, võib olla mingisuguse andmebaasis mingi tulemi klassifitseerimise, võib olla see, et kas keegi on näiteks pettur, et on või ei ole. Või siis defekti tootmises, eks ole, defekti klassifitseerimine, millise defektiga on tegemist. Ja kui tegu on petturiga, siis üks on see, et sa tõdad, kas ta on pettur või mitte, teine on see, et kui palju ta siis raha pettis on välja näiteks. Et see on jällegi nii-öelda üks on klassifitseerimine, teise on numbrilise väärtuse ennustamine, et nii-öelda siin tuleb nagu mõelda, et mis koha pealt ma seda asja tahan nagu lahendada ja mis see kõige väärtuslikum on. Et noh, neid nurki on nagu hästi palju ja see on ikkagi lõpuks nii-öelda
iga äri enda vaadatud, kus tal see võit tuleb. Ehk siis küsimus on selles, et kui suur see eksimuse või vea või probleemi hind on sul ja vastavalt sellele pead siis ettevõtjana kalkuleerima, kui suure raha sa oled investeeringuna valmis sisse panema, et tulevikus kasvades siis neid vigu vältida. Mis sa selle tegemisega võidaksid ja mis sa kaotad, kui sa seda ei lahenda. Et mõlemad on selles mõttes olulised. Ja, aitäh veel kord, Kristjan, väga põneva ettekande eest, uute kohtumisteni sinuga ka. Ja me liigume edasi täna meie viimase ettekande juurde ja seda tuleb tegema meil EAS-i KredExi ühendasutuse teenusejuht Kristiina Niilits, kes räägib meil RTE andmepõhise aruandluse prototüübi arendamise toetusest, tutvustab meedet. Kristiina on magistrikraadi saanud Tallinna Tehnikaülikoolist ja EAS-i toetuste spetsialistina on olnud seotud starditoetuse digitaliseerimise erinevate innovatsioonimeetmetega. Kristiina on olnud pikka aega EAS-i poolelt maakondlike arenduskeskust ja koostööpartner ja tere tulemast, Kristiina, sõna sinul. Tere kõigile, olen siis tutvustus juba tehtud, olen siis teenuse omanik ja siis erinevad toetustooted. Ja reaalmajanduse erinevad toetused on ka minu portfelli jõudnud ja nendega ma ka tegelen. Et reaalmajanduse puhul on selline kompleksne lahendus, kus riik püüab siis reaalmajanduse lahendustega äriprotsesse innovatsiooni abil arendada ja uuendada. Ja meil on siin mitmeid erinevaid taotlusvoore plaanis ja nüüd on hetkel taotlusvooruna avatud juba andmepõhise aruandluse prototüüp. Kevadel tegime ära äriarenduse, lahenduste arenduse toetusvooru ja nüüd on järgmine. Aga järgmisel aastal tegelikult on tulemas meil mitu erinevat toetust. Eelarvena on hetkel planeeritud selle aastas taotlusvooru üle 800 000 euro ja andmepõhise aruandluse osas tuleb ka järgmisel aastal teine taotlusvoor üle 330 000 euro. Andmepõhise aruandluse puhul on teatud märksõnad olulised, milliseid taotlusi me ootame. Me ootame, et siis need andmed oleksid masinloetavalt võimalik liigutada, nad kasutaksid X-teed ja tänu sellele need andmed liiguvad riigi või kohaliku omavalitsuse asutusele. Tegemist on eksperimentaalarendusega, ehk siis, et selline katsetamine on tegelikult nende projektide sisu ja tulemus võiks olla võimalikult siis positiivne. Lisaks sellele on oluline see, et need andmepõhise aruandluse arendused oleksid terviklahendused, ehk siis probleem lahendatakse algusest lõpuni ära ja nad peavad põhinema taksonoomial. Taksonoomia osas on informatsioon kättesaadav meie kodulehel ja taksonoomia osas on erinevad riigiasutused selle osas vastutavad ja kuna me pakume seal neid partneritena riigi ja kohalike omavalitsuse asutusi kodulehel, siis tasub nendega ühendust võtta ka taksonoomia teemal. Juba ütlesin seda, et kui tullakse taotlema, siis see on selline taotlusvoor, kus on ka partner vajalik, vähemalt riigi või kohaliku omavalitsuse asutusest partner, või ka siis vähemalt 3 prototüübitava valdkonna osalist. Näiteks sellisel juhul, kui see konkreetne taotleja ise hakkab neid andmeid esitama, siis neid nii-öelda turuosalistest partnerit vaja ei ole, aga kindlasti on vaja kaasata siis kas riigi või kohaliku omavalitsuse asutusest partner. Meil on kodulehel üks selline nimekiri, täna nendest riigiasutustest, kes on nõustunud selles projektis osalema, aga see ei ole lõplik loetelu, et kui te suudate ise koostöö luua kellegi teisega, siis on väga meeldiv. See arendus, mida te teete, peab pakkuma lisaväärtust, ta peab olema reaalmajanduse lahendus ja andmed peavad olema terviklikult, konfidentsiaalselt ja käideldavad. Kes soovib taotlema tulla, on siis, et Eesti äriregistris või siis mittetulundusühingute või sihtasutuste registris olev eraõiguslik juriidiline isik.
ja järgmised tingimused on siis suhteliselt sarnased kõikidele teistele toetustele, ei tohi olla maksuvõlga, peab olema deklaratsioonid ja aruanded esitatud, ettevõte peab olema tegutsev, ettevõtte ja ettevõtte juht ei tohi olla mingit sorti karistusseadustiku alusel kehtivat karistust kandmas, need paragrahvid käivad majanduskuritegude kohta, ja kui on varem saadud toetust, mis on kuulunud tagasimaksmisele, siis on see tähtaegselt tehtud. Ja lisaks see tingimus ka, et kui te juba sellele projektile olete kuskilt rahastust saanud, siis samadeks tegevusteks ei saa siit toetusvoorust enam toetust. Maksimaalne toetus on 150 000 eurot, me anname abi nii vähese tähtsusega abiga kui grupi erandi erinevate artiklitega. Toetusprotsent erineb, et vähese tähtsusega abiga on võimalik anda toetust kuni 70% ja grupi erandi artiklitega 25–50%. Need on aastased projektid, ehk et see oleneb sellest, mis taotleja endale projekti alguseks määrab, aga asjad peavad olema tehtud järgmise aasta lõpuks. Kuna me mõne sõnaga ütlen siin, et vähese tähtsusega abi puhul on oluline see, et sellel konkreetsel taotlejal, kui ta kuulub ka kontserni, siis kontserni vaates oleks vaba VTA jääki, kui ta tahab vähese tähtsusega abi kasutada. Aga kui ta tahab kasutada näiteks grupi erandi artikleid erinevaid, siis seal on oluline, et ettevõtte suurusest sõltub tegelikult toetuse protsent. Väikeettevõttel 45, aga näiteks suurettevõtte puhul 25. Mida me toetame siis? Et me põhimõtteliselt toetame, et tehakse neid tegevusi või siis on keegi oma majast ka seda projekti juhtimas, nende inimeste töötasu ja sellelt töötasult makstavaid makse ja makseid. Samamoodi saab seda teha ka võlaõigusliku lepinguga. Ja teine võimalus on see, et te saate seda osta, seda arendust kellegilt, ehk siis ostetavad teenused on sobivad kulud. Võib-olla ka nii, et teil on mingil põhjusel vaja sinna arenduse taustal mingit sorti litsentse hankida, teadmisi patente hankida, siis seda me toetame ka. Ja kui on vaja kelleltki eraldi nõustamisteenust osta, siis loomulikult saate seda ka osta. Me ei toeta, siin on terve rida neid kulusid, mida ei toeta, aga pigem on teemana üleval, et käibemaksu ei toeta, et käibemaks on ettevõtte enda kulu. Ja teiseks, kuna me toetame tööjõukulusid, siis me toetamegi nii-öelda töölepingu kulusid, aga me ei toeta puhkuse tasusid ja haigushüvitiste tasusid. Taotlemine käib siis nii, et on e-toetuse keskkond. E-toetuse keskkonda saate sisse logida lingi pealt meie kodulehelt. Te peate otsima sealt välja reaalajamajanduse selle õige taotlusvooru. See taotlusvoor on avatud juba ja te leiate selle 9. oktoobrist ja on avatud kuni 17. novembrini kella 16-ni. Sellel taotlusvoorul on oluline, et oleksite varem käinud eelnõustamisel ja eelnõustamine on kohustuslik, et kui te esitate taotluse ära ja te ei ole eelnõustamisel käinud, siis me kahjuks peame selle taotluse tagasi lükkama. Ehk et ja eelnõustamisele registreerimiseks leiate kontaktid kodulehelt, aga põhimõtteliselt see eelnõustamine käib üle Teamsi ja mina viin seda läbi. Üks soovitus on ka see, et kui te neid taotlusi esitama hakkate, siis palun tehke seda natukene varem kui 17. novembril viimasel kellaajal, et siis võib-olla tekib mingeid tehnilisi takistusi ja me ei saa teid aidata. Aga kui te olete seda juba varem teinud, siis on seda natukene lihtsam ohjata. Taotlusega käivad kaasas ka projekti lisadokumendid ja üks põhilisemaid on projektiplaan. Ja projektiplaan ongi tegelikult miski, mis nagu kogu teie projekti meie jaoks läbi räägib, selgeks teeb. Ja seal on üks oluline osa, on see eelkaardistus. Ja eelkaardistuse puhul te peate nagu selle tänase probleemi, miks need andmed siis ei liigu nii nagu vaja ja kuidas te tahaksite, et need liiguksid, ära kirjeldama. Projektiplaan on meil vormil ja ma soovitan sinna panustada.
sest sealt tuleb kogu sisuline informatsioon meile taotluse jaoks. Taotlemisega kaasnevad ka näiteks eelarve lisavorm ja finantsprognoosid, et need on meie vormidel iseenesest. Nad pigem on sellised tehnilist laadi dokumendid, aga kui te olete eelnõustamisel tulete, siis me saame need üle vaadata, saan juhendada teid, kuidas te saaksite nagu õigemaid valikuid seal teha ja saab need nii-öelda korda. Järgnevad dokumendid on lisatehniline dokumentatsioon, ehk siis, et soovime viimase kvartali bilanssi ja kasumi aruannet, eelmise aasta majandusaasta aruanne peab olema registris olemas, vaatame sealt. Kuna need konkreetsed taotlused on koos partneritega ja need partnerid on riigiasutused või kohaliku omavalitsuse asutused ja kui neil on kavas siia projekti ise ka kulusid teha ja kui need kulud tähendavad hankimist, siis peab olema hankeplaan esitatud ja kuna tegemist on partneritega projektidega, siis me tahame partneri kohta informatsiooni ja selleks on vorm. Lisaks on partnerite vajalik, siis taotleja ja tema partnerid vajalik sõlmida partnerleping, kus te tegelikult jagate ära näiteks kas või selle, et kuidas on antud arenduse intellektuaalne omand jaguneb teie vahel. Et meil on selline näidis ette nähtud, et võib seda kasutada. Taotlused hinnatakse ühes komisjonis, pannakse järjekorda ja siis positiivsed hinde saanud taotluste puhul, kellele seda eelarvet jätkub, need saavad ka rahastuse. Kui te olete saanud rahastamisotsuse, siis siis on võimalik toetust välja küsida ja selleks tuleb meile aruandlust esitada ja see toimub samas keskkonnas, kus te meile taotlus esitasite. Te annate meile ülevaate, kuidas teie arendusega on läinud, esitate meile vajalikud kuludokumendid ja meie maksame toetuse välja. Et mul on juba eelnõustamisi olnud ja siin on olnud alati küsimus, et kas toetuse maksmine toimub alles projekti lõpus välja? Ei, et tegelikult saab seda ka vahearuandluse ajal välja maksta, et nii-öelda mingi etapp saab tehtud ja selle peale saab ka toetuse väljamakse. Just väljamaksest juba ütlesin, et võib-olla siin on oluline see, et see kuludokument, mida te meile esitate, see on minimaalselt 100 eurot vähemalt. Ja igal juhul on nii, et kui meie taotleja temast saab toetuse saaja, saab positiivse otsuse, siis tema jaoks on meie majas kindlad kontaktid, kellega ta saab alati nõu pidada, kuidas oma projekti arendada, teha ja kuidas need väljamaksed läheksid võimalikult valutult. Ma olen siin viimasel sisulisel slaidil suuresti välja toonud ka need otselingid, on määrusele, on seletuskirjale. Seletuskiri on hästi põhjalik, soovitan lugeda, mida kõike andmepõhise aruandluse all mõeldakse. Siin on ka otselink meie konkreetsele toetuse veebile, aga ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium peab reaalajamajanduse veebe ja siin on ka andmepõhise aruandluse veeb, soovitan tutvuda. Seal on eraldi taksonoomia teema. Taksonoomia teema viib eraldi veel Statistikaameti lehele, et mis nendest taksonoomiatest on juba avalik ja kui veel ei ole avalik, siis tegelikult saab nende partneritega, kes täna on juba projektis ennast üles andnud riigi poolt, ühendust võtta, et kui kaugel taksonoomia on, et kas saaks juba andmeid. Ja maakondlikud arenduskeskused korraldavad reaalajamajanduse koolitusi. Ja minu poolt kõik. Aitäh, Kristiina! Tundub, et küsimusi ei tulnud. Seekord siis nii, võtke ühendust Kristiinaga otse nendel kontaktidel, mida me siis pakume. Aitäh veel kord! Mina omalt poolt võtan kokku tänase päeva ja mida siis öelda? Saime ülevaate andmete väärtusest, kasutamise võimalustest ja ohtudest, tänasest praktikast, kerge esimese kokkupuute sellest ka, kuidas siis ettevõttes võiks ja ka muudes organisatsioonides, mitte ainult ettevõtetes, võiks andmeid käsitleda. Vaatasime veidi tuleviku suundumisi ja saime teada veidi ka meetme infost. Omalt poolt ütlen suur aitäh, et osalesite.
saadame teile ka palve anda meile tagasisidet, anname teile lingid järelevaatamiseks ja uute kohtumisteni, head päeva!